Tere päevast, austatud Riigikogu ja tervist kõik, kes te jälgite tänast Riigikogu infotundi siit Riigikogu istungisaali rõdudelt või sinise ekraani vahendusel. Me alustame 15. oktoobri infotunniga ja head kolleegid, kõigepealt palun kohaloleku kontroll. Kohale on end registreerinud 18 Riigikogu liiget, puudub 83. Tänases infotunnis osalevad järgmised Vabariigi Valitsuse liikmed: peaminister Kristen Michal, kultuuriminister Heidy Purga ja välisminister Margus Tsahkna. Tere päevast, lugupeetud ministrid! Ning meie infotunni reeglid on ikka täpselt samasugused nagu varasematel kordadel. Riigikogu liige võib registreerida ainult ühe küsimuse esitamiseks. Küsimuse esitamiseks on aega 2 minutit, vastamiseks on aega 3 minutit ja siis selle küsimuse raames saab Riigikogu liige võimaluse esitada ühe täpsustava küsimuse ja üks Riigikogu liige saab võimaluse siis esitada selle küsimuse raames ka lisaküsimuse. Ja kokku meil on 9 registreeritud küsimust. Neist esimene on kultuuriminister Heidy Purgale. Küsib Riigikogu liige Martin Helme ja teemaks on ERM-i teemal. Martin Helme, palun. Jaa, ERM-is viidi 27. septembril läbi üritus nimega Ö25 ja seda reklaamiti siis kui selle sügise kõige oodatamat sündmust ja seda nimetati siis võimsaks kultuuri- ja meelelahutuskavaks ja kontsertkogemuseks ja selle kogemuse osaks oli siis ilge roppus nimega Valge tüdruk. Tuli sinna üks kohalik nurgatagune taidlusartist, kes siis tegi sel laval tõesti jälke asju. Ropendati, oli poolpaljast aelemist, oli vahekorra, orgasmi ja ejakulatsiooni imiteerimist, vägivalda, peksmist, ka vägistamist siis teeseldi seal. Ja muuhulgas mõnitati ja alandati ka publikut, löödes neile otsa ette templeid nagu näiteks libu või suguhaige. Nüüd põhimääruse kohaselt on Eesti Rahva Muuseum ehk ERM Kultuuriministeeriumi valitsemisalas. See on riigimuuseum, ministeeriumi hallatav muuseum ja ta saab raha maksumaksjalt ja mitte vähe raha, eks ole, kui ma õigesti enam-vähem suurusjärk on 9 miljonit eurot aastas. Ja ega ma muud ei tahagi, et ma üritan aru saada, et mis siis kultuuriministri vaade asjale on, et kas see on kultuur, mida seal tehti, kas see kultuur on ministeeriumi poolt siis nii-öelda heaks kiidetud, kas maksumaksja peaks selle kinni maksma. Ja kui te ütlete, et jah on, siis meil muidugi tuleb seda arutelu natuke teises nurga alt viia edasi, aga kui te arvate, et see, mis seal toimus, ei ole normaalne, et see oli rõve, see oli kultuuri lagastamine, see oli kultuuripärandi mõnitamine, see oli Eesti kultuuri mälu institutsiooni lagastamine ja alandamine, et siis mis te ette võtta kavatsete? Selle muuseumi direktor on teie alluv. Ma tahaksin teada, et kas te ise ka sellel sündmusel viibisite või on see emotsioon teieni jõudnud meedia vahendusel. Aga ma mõistan teid, et on arusaadav, et inimestel ongi eksperimenteerimise suhtes väga erinevad arusaamad ja teil on õigus selleks tundeks ja selleks arusaamiseks. Nii palju, kui on inimesi, võib olla ka erinevaid lähenemisi ja erinevaid arusaamisi ja see nägemus Eesti Rahva Muuseumi rollist ühiskonnas võib samamoodi esineda. Et minu peamine soov selle nii-öelda juhtumi puhul on lootus, et avalik kriitika ei muutuks surveks, mida ta on hakanud juba tegema, mis piiraks loomingulist vabadust või looks enesetsensuuri. Muuseumid on mõttevahetuse ja arutelu paigad, mitte poliitilise kontrolli objektid. Ja siin ma tahan veel öelda, et Kultuuriministeerium ei anna hinnanguid kultuuriasutuste sisutegevuse sobivuse või mittesobivuse kohta. Me ei koosta nendes asutustes programmi.
Aga ilmselt olete lugenud ka ERMi juhi Laura Kipperi arvamuslugu, mis ilmus peale seda sündmust, kus ta kirjeldas väga hästi, et see õhtune programm, millele te viitate, oli üks väike osa kogu päev väldanud siis seminarist. Päeval olid päevased tegevused, öösel olid teised tegevused, mis nende hinnangul sobis just öisesse formaati. Aitäh! Suur tänu ja Martin Helme, teil on täpsustav küsimus, palun. Vot see ongi meie probleem, et nende hinnangul see sobis. Tegelikult ma küsisin, et kas sinu hinnangul ka sobib. Et mulle jäi mulje, et sobib. Et Kultuuriministeerium ei sekku, ei pea vajalikuks sekkuda, ei pea vajalikuks kellelegi öelda. Vastupidi, võetakse selline mundriau kaitsmise hoiak, et see on looming, et see on vabadus, et me ei taha enesetsensuuri. Võtake, teatud sündsustunne on ikka tsensuur. Kui sa ei hakka ropendama, siis sa tsenseerid ennast, eks ole. Kui sa ei lagasta, ei rõvetse, siis see on enesetsensuur. See on kultuuri ja tsivilisatsiooni osa. Ja täna on meil olukord, kus Kultuuriministeerium ja Laura Kipper on mu kursusekaaslane, Laura Kipper sai sinna ametisse kui mu teine kursusekaaslane, Tarvi Sits oli kantsler ministeeriumis, et ma tunnen neid kõiki kaua. Ja see ei ole isiklik. See on küsimus riiklikust kultuuripoliitikast. See on ministeeriumile alluv riigimuuseum. Ja see, et seal muul ajal tehakse toredaid asju, see absoluutselt ei vabanda seda. Et selliseid asju, jah, väga lahke teist öelda, väga lahke öelda, et mul on ka õigus arvata. Muidugi on mul õigus arvata, aga ma arvan veelgi enam. Mul on õigus nõuda, et selliseid asju ei juhtuks rohkem. Sest vaadake, kultuur on poliitikast ülesvoolu. Ja kui kultuuri nime all riiklikult rahastatakse meil ropendamist, vägistamise ja onaneerimise, siis imiteerimist ja solvatakse publikuid, lüües neile otsa ette templeid, libu ja suguhaige, siis see mürgitab ära kogu meie ka poliitika, ka majanduse, kogu ühiskondliku arutelu. See mürgitab ära. See hävitab meie kultuuriinstitutsioone. Ja nüüd, kui te sellega midagi ette ei võta, siis te ju põhimõtteliselt olete samamoodi templi otsa ette löönud tänasele valitsusele. Et tänane valitsus hea meelega rahastab ja võimaldab tegutseda perverssustel kultuuri nime all, maksumaksja raha eest. Ma tõesti ei ole nõus sellega, et maksumaksja raha eest sellist asja tehakse. Aitäh, proua minister, palun. Kui ma oleksin sellel üritusel käinud, oleks mul ka oma seisukoht. Ma ei käinud sellel üritusel. Et ma ei tea, mis seal toimus, sest ei ole ka õige teha selliseid järeldusi. Kui te küsite minu isiklikku arvamust, siis minu arvamus ikkagi põhineb tavaliselt selle põhjal, mida ma olen isiklikult kogenud, et ma saaksin öelda, kas see on mulle meeldinud või vabandage, keegi soovib veel rääkida. Ma ütlen teile, et ühe pettumuse pealt ma soovitan teil teha mitte selliseid suuri kõikehõlmavaid otsuseid. ERM on väga hästi tõestanud muuseum. Laura Kipper on väga hea professionaalne muuseumi juht. Ta on väga hästi selle muuseumi nüüd selle viimase aasta aja jooksul programmiga täitnud. Need inimesed, kes Tartus elavad, need, kes Tartusse kohale sõidavad, on hea, et ERM ei paku ainult pärandiga seotud kogemuste elamust, aga näiteks ka öökultuuriga seotud kogemuste elamust. Ja sellel on igaks nii-öelda hetkeks on õige aeg ja minu meelest on nad selle aja või selle takti väga kenasti valinud. Mul on väga hea meel ministrina, et ERMis käib rahvast. Mina tahaksin, et seal käiks veel rohkem rahvast ja ma usaldan neid inimesi, kes tunnevad seda oma publikut, nad tunnevad seda, millised on teemad, mis võiks inimesi kõnetada ning jah, teemad ei peagi olema alati mugavad, ilusad, ilustatud. Nad peavad kõnetama. Me peame saama rääkida nendel teemadel rahulikult. Kui teie näete selles rünnakut, siis ma usun, et sellel õhtul olid kohal seal paljud inimesed, kes selles rünnakut ei näinud, aga ka ebamugavatel teemadel tuleb suuta omavahel vestelda. See, mida teie kogemus või ma ei tea, arvamus, kogemus ja mitte te ju ise ei käinud seal selle programmi kohta ütleb, see on teie enda õigus.
aga nii kaua, kui mina olen kultuuriminister, ei survesta ma kindlasti poliitiliselt mitte ühegi muuseumi, mitte ühegi kultuuriasutuse tööd. Aitäh! Suur tänu ja lisaküsimuse esitab Varro Vooglaid, palun. Jaa, suur tänu. No, kõigepealt tähelepanek selle kohta, et te mitu korda kolleeg Martin Helme küsimustele vastates tõstatasite küsimuse, et kas ta ise viibis seal kohal. Ma arvan, et see pole üldse relevantne. Et piisavalt palju on antud informatsiooni meedia vahendusel selle kohta, mis seal toimus. Need on ju faktid, mis on esile toodud, neid ei ole kahtluse alla seatud. Ja selle pinnalt on täiesti võimalik tõstatada need küsimused, mille Martin siin tõstatas. Nii et ma arvan, et me ei pea igal pool kohal viibima isiklikult selleks, et tõstatada toimunu suhtes kriitilisi küsimusi. See peaks olema küll täitsa selge. Nüüd, te apelleerite siin loomingulisele vabadusele ja sellele, et teie kultuuriministrina ei sekku sellesse, mida tehakse Eesti Rahva Muuseumis ja teistes kultuuriministeeriumidele alluvates asutustes. Aga vaadake, asi on ju selles, et teil on kohustus hoolitseda selle eest, et nendes asutustes toimuv oleks kooskõlas ühelt poolt seadusega ja teiselt poolt sellega, et see oleks kooskõlas ka kultuuriliste üldiste normidega ja tavadega, mis on meid rahvana kokku siduvad. Ja kui te pesete niimoodi käed puhtaks, ütlete, et teie ei vastuta selle eest, teie sinna ei sekku, siis tegelikult annate vaba voli ju sellistele protsessidele, mis lagundavad ka meie rahvuslikku kokkukuuluvustunnet. Ja see on see, mis minu jaoks on kogu selle intsidendi puhul kõige murettekitavam ja häirivam. Samamoodi nagu selle intsidendi puhul, mis oli aastavahetusel, kui Draamateatri laval, eks selle loobiti beebisid seal ja mööda lava laiali ja selle kaudu madaldati palju lapselisust ja perekondlikust elu ja seda kõike kanti veel üle ERR-i kaudu. Et kui me anname sellistele protsessidele või kui teie annate sellistele protsessidele vaba voli, pesete käed puhtaks, ütlete, et teie nende eest ei vastuta ja nendesse ei sekku, siis tegelikult aitate kaasa ka meie rahvusliku kokkukuuluvustunde lagundamisele. Sellepärast, et hakkab toimuma see, et paljud inimesed tunnevad hästi, kui maksumaksjate raha eest riiklikes asutustes viiakse ellu selliseid asju, siis lihtsalt me ei tunne enam ennast sellesse ühiskonda kuuluvana. Kas te siin ei tunne nagu vastutust, et te peaksite ka seisma selle eest, et sellised kultuurilise kokkukuuluvuse lagundamise protsessid ei saaks vaba voli? Aitäh! Ma olen väga seda meelt, et usaldada tuleb tugevaid juhte ja seda ma olen teinud. Ja Kultuuriministeeriumi haldusalas asuvate asutuste juhid, enamus neist on sihtasutused, mida riik on kaasasutanud. Et meil on tugevad juhid, nendel juhtidel on tugev kompetents. Sealhulgas Laura Kipperil, nii nagu ma ennist ütlesin, kes on üle 20 aasta muuseumi valdkonnas tegutsenud, tõestanud ennast kui väga-väga hea eksperdina, professionaalina. Tal on nõukogu, tal on nõukoda, tal on inimesed, kes annavad nõu. Seal on väga hea tiim ERMis. Miks peaks Kultuuriministeerium sekkuma sellisel viisil ERMi töösse, kui me usaldame neid? Ja see usaldus on täna täiesti tugev ning vankumatu. Ma arvan, et tugeva ühiskonna tunnus on ka see, et me saame neist teemadest rääkida. Küll aga me ei peaks üledimensioneerima nüüd antud juhtumi puhul, kui võtta arvesse sellel õhtul ka muid asju ning nende muude asjade hulgas seda ühte killukest öösel toimunud programmi, mis minu hinnangul oli nende õigus, et nad saavad seda seal teha. Aitäh! Suur tänu! Ja sellega lõpetame tänase esimese küsimuse käsitlemise. Liigume edasi. Tänane teine küsimus on peaminister Kristen Michalile. Küsib Riigikogu liige Urmas Reinsalu ja teemaks on rahandus. Urmas Reinsalu, palun. Härra peaminister, ma arvan, et meil on praegu väga tõsine olukord, kus me võime teha eksisammu. Ja see puudutab siis valitsuse esitatud eelarvet ja riigieelarve strateegiat, mis näeb, ja ma tsiteerin eelarvenõukogu, et nii suure puudujärgi nii mitmel aastal, mida pole Eesti riigieelarves varem olnud. Enesest mõistetavalt tuleb vajalikud riigikaitsekulud langetada, kuid defitsiit järgmistel aastatel 4,5% läbivalt tähendab tegelikult seda, et me läheme rahanduslikult juhitamatusse voogudesse. Seda kinnitasid ka hoiatasid ka eelarvenõukogu juht, tööandjate keskliidu direktor täna. Ja meil on olukord, kus kontrollimatu rahanduslik perspektiiv toob kaasa määramatud riskid uuteks maksutõusudeks, uueks maksufestivali korraldamiseks, millele juhiti tähelepanu ekspertide poolt täna.
Valitsus näeb ette, et -1% on püsiv riigieelarve defitsiit pikas perspektiivis, see on siis aastani 2070. Küsimus on, kuidas 4,5% miinuselt sellele -1% siis mõne aastaga jõuda, nagu te panete ette riigi pikaajalise jätkusuutlikkuse hinnangus valitsuse poolt. Ma küsisin seda esmaspäeval rahandusministrilt, ta vastas, et tema ei kavatse sellel ajal ametis olla ja seda eelarvepoliitikat viljeleda. Kogu käsitlus härra Ligi poolt, öeldes, et ei tohi ka öelda, et lugege mu huult, et maksud ei tõuse. Ja minu küsimus on, härra peaminister, mis on teie vaade, teie käsitlus, kuna te olete sellise rahanduspoliitilise trajektoori seadnud, kuidas siis riik on võimeline jõudma madalama defitsiidini? Mis meetoditega? Aitäh. Ja aitäh, austatud Riigikogu esimees, hea küsija. No, ma arvan, te osutasite üsna õigesti, et eks defitsiit on paljuski seotud hädavajalikuga ehk sellega, et Eesti riik on kaitstud. Ja kaitsekulude kasv, mul on jäänud mulje, et vähemalt ehk 2/3 sellest saalist võiks selle poolt olla, võib-olla isegi 4/5, on hädavajalik ja tingitud sellest, mida meie idanaaber korda saadab Ukrainas ja erinevatest kavatsustest ka Euroopa Liidu, NATO liikmesriikide suhtes. Oleme ju korduvalt näinud, et idanaaber on agressiivne. Ja on ka loogiline rahanduses tihtipeale, ma arvan, seda ma ei üllata ühtegi kuulajat ega vaatajat, et kui sul on mingisugune akuutne kriis, siis sellele kriisile ka tihtipeale reageeritakse niimoodi, et võetakse laenu, seda lahendatakse, kulutused on sellel hetkel suuremad ja siis seejärel need kulutused kaetakse. Eelarve trimmi tõmbamiseks on erinevaid võimalusi, nii tulude kui kulude poolel. Tulusid on võimalik suurendada, nagu teie pakute, maksudega, mina arvan, et on võimalik ka kärbetega vähendada. Majandusteoreetiliselt me kohtusime eelarvenõukoguga. Eelarvenõukogu arvamus on meil ju olemas ja Peeter Lõhmus ütles seda valitsusele oma arvamust tutvustades, et majandusteoreetiliselt on parem kulusid kärpida, kui uusi tulusid juurde tuua. Ja me oleme ka uusi tulusid tegelikult juurde toonud selleks, et rahastada vajalikku, nagu auto aastamaks nüüd läheb teedesse, teede ehitus selle võrra kasvab, samamoodi on käibemaks kasvanud, mis katab erinevaid kulutusi, eelarve on endiselt defitsiidis. Palku saime tõsta ainult 5 valdkonnal, politseinikel, päästjatel, kultuuris, hariduses ja erihoolduses. Kaitsekulud kasvavad 5%-ni, nii et see on see eelarvepilt. Ja kui te ütlete läbivalt 4,5%, siis ma ei tea, mida te selle all silmas peate, ehk te saate siis seda täpsustada, mida te selle läbimise all silmas peate, sest järgmisel aastal on planeeritud eelarve defitsiit 4,5%, pärast seda 4,5%, siis ta hakkab langema 3,8, 3,6. Eesti riik on Euroopa Liidu riikidest esimkohal avalike sektori investeeringutega. Me oleme teinud juba eelarve revisjoni, investeeringute revisjoni, seda tuleb veel teha. See on kindlasti üks kokkuhoiuallikaid ja võimalusi on veel. Ja juba järgmisel aastal tulevad lisakärped ja ülejärgmisel aastal tulevad ka lisakärped, et selleks oleme samamoodi ette valmistanud, et eelarve jälle trimmi tagasi tõmmata. Aitäh! Suur tänu! Urmas Reinsalu, teil on täpsustav küsimus, palun. Ma sain aru, et teie plaan, kui te ütlete kärped, on siis see 3,5% SKP-st kärpida. Ja mu küsimus on, et kui on niisugune ambitsioon, et valitsemiskulusid vähendada, kärpida, siis tegelikult, aga miks te siis ootate sellega ära riigieelarve strateegia järgsesse aega? Miks te sellisel juhul, nagu te nimetate elegantselt, ma kasutan sõna trimmi tõmmata, miks te seda trimmi tõmbamist siis reaalajas rakenda enda valitsuse poliitika ajal? Ma näen vastupidi valitsemiskulude kasvu 2 aasta perspektiivis, 26. aasta eelarveks 1,9 miljardit eurot. Nüüd esimene küsimus. Minu osundus, härra rahandusminister, on sellele, te kõnelete riigikaitsekuludest ja siin me oleme ühel pool rinde joonud riigikaitsekulude vajalikkuse osas. Aga Euroopa Komisjoni antud rahvuslikud või riiklikud erandid, mis on vabastusklauslid riigikaitsekuludele 1,5%, milleks te selle kulutate? Te kulutate ju selle Reformierakonna maksuküüru projekti teenendamiseks.
Te võtate laenu, te lükkasite edasi 2 aastat Reformierakonna maksuküüru sellel põhjusel, et riigi rahanduslik olukord oli keeruline. Aga me olime olukorras, kus meil oli eelarve defitsiit siis nominaalne alla 3%. Praegu on järgmisel aastal 4,5%, mida te tunnistate, te eite seda, ja sellel ajal laenurahaga viite te ellu niisuguse projekti. Ja selles olukorras te olete ju teadlik, millise eelarvenõukogu juht ju ütles. Selline rahanduspoliitika toob kaasa uued maksutõusud, mida te tegelikkuses praegu ei tunnista, aga ei suuda ka vastata küsimusele, kuidas te siis selle -1% defitsiiti kavatsete saavutada. Mis on teie nägemus? Et minu küsimuse asetus on siis lihtne. Et miks te ajate Eesti riigi jaoks juhitamatut rahanduspoliitikat ja kas ma sain õieti aru, et te kavatsete see 3,5% defitsiiti vähendada kulude vähendamise teel ja kui see nii on, miks te siis tegelikkuses seda reaalajas ei tee? Aitäh! Aitäh! Juhin tähelepanu, et endiselt on veel minu ametinimetus peaminister, et kui mind rahandusministriks tehakse, siis annan kohe teada teile, et esimeste hulgas, kes teada saavad. Seda esiteks. Teiseks, maksukoormuse langusest. Vaadake, ma ei suuda isegi kokku lugeda mitu infotundi. Me teiega siin seda debatti peame, et kelle maksuküür see oli. No ükskõik mitu korda ajalugu vaatad, selgub, et selle autoriks on Keskerakond, sotsiaaldemokraadid ja Isamaa. Isamaa on muu hulgas olnud selle maksuküüru ehk selle vigase astmelise kana-põder-tüüpi astmelise tulumaksu loojaks. Ma saan aru, et see on teile armas. Mõistan, et see on armas, sest ega muidu te nii palehigis seda iga infotund ei kaitseks. Mõistan. Aga vaadake, selle astmelise tulumaksu häda on ju suur. Näiteks täna õpetaja, ajakirjanik maksavad umbes 1500 eurot rohkem makse tänu teie tehtud astmelise tulumaksule ehk maksuküürule. Ja endiselt te räägite, et see on kellegi teise oma. Ei ole, see on teie tehtud. Meie lahendame teie küüru probleemi ära. Me kaotame selle maksuküüru. Astmeline tulumaks, mille teie tegite, kaob ära. Jah, ja see on ajaloo kõige rumalam valimislubadus, nagu Helir-Valdo Seeder eelmises infotunnis elegantselt ütles. Ongi. Oleks pidanud tegemata jätma. Ja nüüd vaadates maksukoormuse üldist pilti. Maksukoormus langeb. Ütlen sellegi ära, et igalühel oleks selge. Sellel aastal on 36,6, järgmisel aastal 35,2. Maksukoormus langeb. See tähendab seda, et kõik arvesse võttes umbes keskmise palga teenijal, 2100 eurot on siis, jääb järgmisel aastal umbes 1800 eurot rohkem raha kätte. See on 13. palk lisaks. See on väga oluline maksukoormuse langus. Inimesed saavad paremini hakkama, majanduse prognoosid on väga head. Majanduses kindlasti läheb lihtsamaks ja see kindlasti hõlbustab ka riigi asjaajamist. Kui te vaatate viimaste aastate defitsiiti, siis eelmisel aastal defitsiit oli ka planeeritud 3 kanti. Sellel aastal on eelarves 3 kanti. Eelmisel aastal tuli see 1,5% SKP-st, sellel aastal on prognoositud umbes 1 kanti. Me oleme juba viimased 2 aastat suutnud väga kenasti defitsiiti, nagu me siin juba nentisime, allapoole suruda ja riiki trimmi tõmmata. Ja kärbete kohta juba Kaja Kallase valitsusest alates 1,4 miljardit on erinevaid asju kärbitud ja nagu ma ütlesin, tulevad järgmisel aastal veel lisakärped ja ülejärgmisel aastal samamoodi eelarve revisjoniga. Nii et ainukesed valdkonnad, mis kasvavad, on need samad prioriteedid ehk kaitsekulud ja näiteks ka pensionid. Aitäh! Aitäh ja lisaküsimuse esitab kolleeg Mart Maastik, palun. Austatud peaminister, eile esitleti majandus- ja keskkonnakomisjoni ühisistungil Kliimaministeeriumi tellitud tuulikute tervisemõjusid hindavad siis ülevaate uuringut ja nii nagu ma tsiteerin kirjas oli, see on siis süstemaatiline ülevaade viimasel 15 aastal eelretsenseeritavatest teadusajakirjades avaldatud uuringutest. Selle tellis Kliimaministeerium, see läks maksma 100 000 eurot. Samal ajal, kui seda esitleti eilegi seal meil komisjonis, ma panin sisse samad uuringu küsimused ja sain 1 minuti jooksul ChatGPT-st samad vastused. Ja sellega tegeles siis väidetavalt Tartu Ülikooli teadlased, 6 teadlast pool aastat. Ja minu küsimus on väga lihtne, et
kas see ongi meie rahanduspoliitika, et kui me 100 000 kulutame sellise lihtsa asja peale, et internetist välja otsida teiste teadlaste tehtud uuringuid ja teha sellest kokkuleppe, seda enam, et selles oli tunda ka seda, et töö on tehtud tellimaterjalist. Ehk siis oli arvesse võetud ainult neid uuringuid, mida nemad pidasid vajalikuks. Palun kommenteerige seda ja kas te leiate, et see on siis meie rahanduse õige poliitika selliseid kulusid teha? Aitäh. Aitäh, hea küsija. No, siin mõni päev tagasi kirjutasin sellise lause, et Isamaa on kuidagi ekrestumas. Ja mul on endiselt sama tunne, et ka teie olete võtnud teadlasi rünnata, et teadlaste teadustöö kohta saate ju neilt endilt küsida. Et kui teadlased erinevad faktid kokku korjavad, et need oleks avalikkuse kättesaadavad, eriti nende küsimuste kohta, mida avalikkus on võtnud küsida väga tihti ka tuulikute tervisemõjude kohta ja paljude muude kohta, siis kui tulemus teile ei meeldi, ei peaks teadust ründama. Seda esiteks. Ja tihtipeale võib juhtuda ka vastupidi, et inimesed jõuavad ka paljude otsusteni, järeldusteni, samamoodi nagu teiegi, kasutades seda ChatGPT-d või siis guugeldades, ja need kahjuks siiski ei lähene teaduslikule konsensusele. Nii et täpsema uuringu kohta saate vast ikka küsida sealt, kus see tehti ja telliti. Aitäh! Suur tänu, sellega lõpetame tänase teise küsimuse käsitlemise. Liigume edasi. Tänane kolmas küsimus on kultuuriminister Heidi Purgale. Küsib Riigikogu liige Helmen Kütt ja teemaks on kultuuritöötajate palgad. Helmen Kütt, palun. Suur aitäh, austatud eesistuja, lugupeetud kultuuriminister. Me saime lugeda rõõmustavat uudist, et õdede ja ämmaemandate keskmine palk on 5 aastaga tõusnud 67% ja on jõudnud summani 2832 eurot. Samas ajavahemikus on kultuuriministri palk tõusnud 46% ja jõudnud summani 7661 eurot, millele siis lisandub 20% lisatasu. Kõrgharidusega kultuuritöötajate miinimumpalk on selle ajaga tõusnud vaid 23% ja jõudnud 1600 euroni ning jõuab järgmisel aastal siis 1720 euroni, 120 eurot siis lisandub ehk 7,5%. Olari Elts teatas, et meie rahvusvahelise kuulsusega sümfooniaorkestris on mediaanpalk 1640 eurot ja tegemist on tegelikult aastakümneid õppinud tippmuusikutega. Kuidas te seletate sellist karjuvat kultuurisfääri töötajate materiaalset alaväärtustamist ja ebavõrdsust? Ja kas te ei karda, et meil on lähiajal oodata samalaadseid avalikke protestimeeleavaldusi, mis näiteks Leedus viisid kultuuriministri tagasi astumiseni? Aitäh! Ma kõigepealt parandan teid ja tuletan meelde, et jätsite mainimata või unustasite ehk nimelt ära selles pöördumise küsimuse alguse jadas nimetatud ametikohtade palkade juures riigikogulase palga. Ja ka selle diskussiooni, kuidas riigikogulaste palk on indekseeritud ja tõuseb ning millist rolli täidavad riigikogulase palga juures kuluhüvitised. Kultuur 2030 arengukavas on kirjas meil eesmärk, et aastaks 2030 on kultuurivaldkonnas töötavate inimeste keskmine palk 90% Eesti keskmisest palgast. Selle lõpliku eesmärgi täitmist me saame muidugi hinnata alles siis, kui see aeg kätte jõuab ehk aastal 2030. Kultuur 2030 eesmärgi täitmisel tulevad andmed Statistikaametist. Rida kunst, meelelahutus ja vaba aeg hõlmab olenemata sektorist kõiki inimesi, kelle töö on selle kategooria alla lisatud. Ja Kultuuriministeeriumi osa sellest sektorist puudutab 3600 inimest, kes saavad riigilt palka ja töötavad kultuuri- ja spordiasutustes. Jah, see samm võiks olla parem, kui see siiamaani on olnud. 10% nende inimeste palgafondi tõusu on, ma arvan, hea tulemus praeguse riigieelarve olukorra ja võimaluste juures. Kuidas seda 10% nüüd edasi jagada, et õpetajad, päästjad, politseinikud ja kultuuritöötajad
nendes palkades on erinevus. Selles mõttes erinevus, et kultuuritöötaja saab miinimumi, aga suurem roll praegu selle diskussiooni järgi, mis on aasta aja jooksul toimunud ja aset leidnud erinevate asutuste juhtidega, on just selles diferentseerimise osas ja selles võimaluses, kui palju on asutuse juhil siis endal võimalik motiveerida enda alluvuses töötavat töötajat. Nii et miinimumi tõstme me saime teha, aga enamgi veel panime me rõhku ikkagi, nii nagu juhtide ootus oli sõnastatud, just palgafondi diferentseerimisele. Et meil on andmed enda haldusalast keskmiste palkade kohta ja lihtsalt väikene kujund või ütleme, et infokild. Ma eile kohtusin Rahvusraamatukogu juhiga ja me rääkisime palkadest ja Rahvusraamatukogus töötab väga palju inimesi. Ta ütles, et miinimumpalga tõus puudutas tema haldusalas inimesi, keda on 30. Neid on vähe. Et see tähendab seda, mis on märk sellest ja selge märk sellest, et miinimumpalka saavad aina vähem ja vähem inimesed. Aitäh. Aitäh. Helmen Kütt, teil on täpsustav küsimus, palun. Aitäh. Lugupeetud kultuuriminister, ma arvasin, et te täpsustate mõnda numbrit, millega ma eksisin. Näiteks seda, et kultuuritöötajate miinimumpalk on selle ajaga tõusnud 23% ja jõudnud 1600 euroni ja järgmine aasta jõuab 1720 euroni või siis Olari Eltsi öeldud minimaalpalka 1640, aga head need numbrid õiged olid. Nüüd teine küsimus puudutabki seda, te olete viidanud Delfi TV saates Vilja küsib, et Kultuuriministeeriumi eelarvest makstav kultuuritöötaja miinimumpalk ei tööta enam, ei tee kedagi õnnelikuks ja te kavatsete süsteemi järgmisel aastal ümber teha. Teadupärast see süsteem rakendati siis TALO ja Kultuuriministeeriumi leppega 2001. aastal. Kas te olete selle mõttega liikunud ka sinna ja alustanud läbirääkimisi näiteks TALOga? Või see on alles järgmisel aastal teil plaan teha, et siis juba jõuda ka valitsusse vastavate ettepanekutega, sest kahtlemata selline muudatus, nii nagu sai lugeda ka endise kultuuriminister Indrek Saare arvamusest, kes väga jõuliselt 2015. aastal kultuuritöötajate miinimumpalka tõstis, et see vajab kindlasti ka läbirääkimist TALOga ja see võib tekitada olukorra, kus selline jõuõlg kaob ja millega siis üldse võrreldakse palgatõusu. Aga järsku te natuke selgitate seda poolt, mis puudutab lepet 2001 sõlmituna TALO ja Kultuuriministeeriumi vahel. Aitäh! Suur tänu! Proua minister, palun. Hea meelega selgitan, et Kultuuriministeeriumil on kohustus pidevalt seirata situatsiooni oma haldusalas ja võimalusi ning ka välja makstavate palkade, ütleme selliste välja makstavate palkade puhul ka teadmist, kas see töötab, et kui palju me peaksime tõstma miinimumi, et see aitaks miinimumi saajaid, kui palju me peaksime andma palga diferentseerimisfondi selleks, et juhtidel oleks võimalik maksta siis ja motiveerida neid inimesi, keda nad siis silmas peavad või kellele neil on tarvis seda tasu maksta rohkem juurde, motiveerida tippe näiteks või tugitöötajaid, eks ole, juhtida enda asi ja enda otsus olnud siis oma meeskonda hästi tundes. Jah, ma olen teadlik sellest, et see on kokkuleppe TALOga ning jah, ma olen teadlik sellest, et üksinda sellest kokkuleppest välja ei ole võimalik astuda, see eeldab kahepoolset kokkulepet. Jah, ma tean seda, kui te selle peale või seda küsisite. Aga nii nagu ma teile selle Rahvusraamatukogu näite äsja tõin, et neid inimesi, kes Kultuuriministeeriumi hallatavates asutustes töötavad ja saavad miinimumpalka, on järjest vähem. Ja me peame aru pidama ja nõud pidama kõikide enda haldusala juhtidega, kes on väga selge signaali andnud aasta aja jooksul. Palun ärme tõstame miinimumi nii palju, sellepärast et meie inimesed saavad juba kõvasti üle miinimumi.
nii nagu see Rahvusraamatukogu näide, väga palju töötajaid, kellest 30 puudutas miinimumi tõus. Jah, see on ka oluline, aga see on selge indikatsioon sellest, et isegi mõned väiksemad muuseumid, võtan näiteks spordimuuseum, seal ei saa vist miinimumpalka enam mitte keegi. Et äkki on aeg seda arutelu pidada, mis aitab, kui palju siis miinimumi tõstet peaks olema, mitu protsenti, nii et see päriselt inimesi aitaks. Ja võib-olla peab vaatama ka spetsiifilisemalt erinevaid valdkondi, muuseumeid, etendusasutusi ja nii edasi. Et ma mõtlen siin just seda, et tööd on erineva iseloomuga selles mõttes. Aitäh teile! Suur tänu. Proua minister, mul on teile väike palve, et kui te räägite, et kas te saate jätta mikrofonile väike vahe sisse, et vastasel juhul meil tekivad helikatkestused, et me lihtsalt ei kuule päris täpselt, mis te ütlete. Aga liigume edasi ja lisaküsimuse esitab kolleeg Madis Kallas, palun. Aitäh, lugupeetud Riigikogu esimees, lugupeetud minister. Et nii nagu me oleme siin täna pikalt juba rääkinud kõrgharidusega kultuuritöötajate siis miinimumpalga temaatikast, et meil on tõesti aastaid nagu 2016, kus see tõusis 13,5% või 2018, kus see tõusis 22,1%. Samuti ka teie eelkäija kultuuriministri ametis Piret Hartmani ajal 23. aastal tõusis see 14,3%. Ja on ka aastaid, kus me ei saa sellest tõusust rääkida nagu 21., 24. ja 25. aastal. Aga ma olen nõus, et aastad on erinevad, väljakutsed on erinevad ja igal aastal seda teha võimalik ei ole. Samas minu hinnangul on alati küsimus prioriteetide seadmisest ja sõltumata aegadest on näiteks õpetajate palkade teema olnud alati kõigi prioriteet ja me oleme suutnud ka alati nende palkade eest seista ja need on ka tõusnud. Minu küsimus teile on, et milline on teie arvamus, miks ei ole kultuuritöötajate palkade eest sama tugevalt seistud, nagu seda on tehtud õpetajate palkade eest ja kas siin oleks abi ka sellest, mida on pakutud siin kohalike omavalitsuste valimiste eel erinevatest debattidest välja, et kui Haridus- ja Kultuuriministeerium ühendada ning siis läbi selle saaks siis sama tähelepanu ka kultuurile, nagu seda on õigustatult ka haridusel. Aga ma tänan ka ministrit nende ponnistuste eest, mis on tehtud juba kultuuri ja sporti 26. aasta eelarve vaatest, et on asju, mis on hästi, aga on asju, kus minu hinnangul saaks veel paremini teha. Aitäh! Aitäh küsimuse eest. Minu teada on neid palkasid ikka ja alati koos tõstetud. Õpetajatel, kultuuritöötajatel, päästjatel, politseinikel. Nii ka seekord. Et ei ole olnud ühte gruppi, mis kiiremini eest ära liiguks. Et neid on ikkagi alati koos vaadeldud ja neile ühisest riigi rahakotist ka koos palgatõusuks vahendeid leitud. 10% oli kogu palgafondi tõus kõikidel nendel nimetatud siis ametitel. 10% oli see ka kultuuritöötajatel, lihtsalt kultuuritöötajaid asub ka väljaspool Kultuuriministeeriumi haldusala. Et sellest summast, mida kokku oli 9,9 miljonit, see 10%, sai päris suure osa näiteks Rahvusarhiiv, päris suure osa said Kliimaministeeriumis töötavad inimesed, kes seal muuseumis töötavad, mille üle on ainult väga hea meel. Jah, ma leian, et kultuuritöötajate palk võiks kindlasti olla suurem. See oli maksimum 10%, mida me suutsime välja võluda ja mille me suutsime kokku leppida valitsuses omavahel selleks tõusuks. Ja veel, nagu te spordiinimesena ise ju ka väga hästi teate, siis ei puudutanud see ainult kultuuritöötajaid. Minu jaoks oli oluline, et ka treenerid saaksid palgatõusu. Ja teadupärast treenerite palk koosneb mitmest komponendist. See ei ole ainult üks komponent, mille riik kannab enda haldusalas töötavatele kultuuritöötajatele. Treenerite puhul on see peaks olema, seal protsendipunkti muidugi on see nihkunud siia-sinna, peaks olema see 50 ja 50. Klubi paneb 50, riik annab omalt poolt 50. Mida see statistika on öelnud meile, just treenerite puhul on väga rõõmustav olnud, et nende aastate jooksul, kui treenerite miinimum tõusis, siis riigi poolt
oleme me näinud väga suurt tõusu, ütleme niimoodi, et korralikku tõusu treenerite juurde tulemisel, treenerite siis kategooriate omandamisel, et meil on head professionaalid, kes treenivad meie lapsi, treeningtundide arvud on kasvanud, et kõik need numbrid ja need teadmised sellest valdkonnast, just mis sporti puudutavad, teevad suurt rõõmu. Nii et jah, et kultuuritöötajate puhul lisaks treeneritele andsime me palgatõusu ka laulu-tantsupeo kollektiivi juhtidele. Nii et meie segment on päris kirju, see 9,9 miljonit, seal töötavad olulised tublid ja targad inimesed ning jah, loomulikult nad on väärt suuremat palka, aga see palgafondi kokkuleppe 10% ei ole tänases olukorras halb tulemus. Aitäh! Suur tänu! Sellega lõpetame tänase 3. küsimuse käsitlemise. Liigume edasi. Tänane 4. küsimus on peaminister Kristen Michalile, küsib Riigikogu liige Helle-Moonika Helme ja teemaks on olukord riigis. Helle-Moonika Helme, palun. Ja aitäh, ja eesistuja ja minister. Ma esialgu mõtlesin, et ma küsin selle küsimuse kultuuriminister Heidy Purgalt, kelle haldusalasse see teema põhimõtteliselt kuulub, aga kuna temalt mõtet eriti midagi küsida ei ole, sest temast nagunii eriti midagi ei sõltu, kultuurile ja kultuuriinimestele ta midagi väga sellest järgmise aasta eelarvest välja ei võidelnud, pigem vastupidi, lasi kultuuri arvelt kärpida sel aastal 13 miljonit, järgmisel aastal 21 ja 27. aastal lubab seda koguni teha veel 26 miljonit, aga kuna see küsimus laieneb ka teistele valdkondadele, siis taaskord küsimus teile. No alustame kultuurivaldkonnast. Avalikkus šokeeris ühel ERSO kontserdil ERSO peadirigent, kes vägagi dramaatiliselt tegi siis nii avalikkusega kultuuriministri poole pöördumise, millest tõi välja meie riikliku sümfooniaorkestri orkestrantide juba pikka aega kehtivad madalad palgad, millega ei ole võimalik toime tulla, eriti nüüd, kus Eesti hinnakasv on Euroopa suurim ja uued maksud ja maksutõusud lajatati rahvale selga kõik korraga ja koos. Ja kultuuri ei väärtustata siin selle valitsuse tasandil enam ammu ja ma räägin siinkohal ikka päris kultuurist, mis meid on muutnud kultuurrahvaks ja peaks kandma meid kultuurrahvana ka tulevikku. Mitte sellest labasuse ja vägivalla pornoparaadist, mida liberaalid kultuuripähe rahastavad ja kultuuripähe näitavad nii ERR-i aastavahetuse programmis kui ka ERM-i juubelipeol. Et prioriteedid on paigast ära ja ka palju laiemalt, eriti mis puudutab raha, eriti suure raha jagamisse, Rail Balticule miljardid, tuulikuärimeestele miljardid, kaitsevaldkonda miljardid. No nüüd me saime teada, et 400 miljonit läheb Kliimaministeeriumile palgatõusuks ja see läheb lisaks palgatõusudeks ja seal on neil niigi head palgad. Et selles valdkonnas tundub, et raha üldse enam ei loeta, iga lisanduv null pole number. Ja nüüd ma küsin, kui kogu selles olukorras, kus me riigina oleme, palju salvas muidugi tänu teie käpardlikule korruptiivsele valitsemisele, on raha kasutus niivõrd ühele poole ülevoolavalt ja pillavalt kaldu ja teised paljud valdkonnad kiratsevad, hääbuvad ja kannatavad, et kellele te seda riiki siis üldse teete. Ja Eesti Vabariigi põhiseaduses on muuseas kirjas Eesti kultuuri kaitse ühena 3 prioriteedist. Ja me näeme just nagu sellel ERSO näitevaral muuhulgas, et seda prioriteeti te ei järgi, siis tegelikkuses te ei järgi ka Eesti Vabariigi põhiseadust. Aitäh! Et kas te teete seda tahtlikult ja teadlikult või tõesti arvate, et orkestrandid ja kultuuriinimesed peavad ka teie pintsakust söönuks saama? Aitäh! Härra peaminister, palun! Jaa, aitäh, ja Riigikogu esimees, hea küsija. Midagi on teil numbritega eksituses, et Kliimaministeeriumis kindlasti 400 miljoni eest palgad ei tõuse. Nüüd kultuurivaldkonnast ma julgustan teid siiski kultuuriministri käest küsima, et muidu ta peab siin mul kirjatööd tegema ja mina pean selle teile ette lugema, aga kuna te küsite minu käest ja tema teeb kirjatööd, siis ma loen selle teile ette. Et muidugi olete te eksiteel öeldes, et kultuuriminister ei ole valdkonnas erinevaid rahalisi vahendeid saavutanud. 1/5 palgatõusust oli kultuurivaldkonnas, nagu hariduses, nagu politseinikel, päästjatel ja erihoolduses, seda esiteks. Teiseks, Team Estonia sai täiendava rahastuse 2 miljonit. Lisaks rahvusvahelised suurüritused said täiendava rahastuse. ERSO puhul oskan öelda seda, et ERSO vahendite hulk on samuti tõusnud, enne oli see ligikaudselt 3,8 miljonit, järgmisel aastal on üle 4 miljoni veidi. Ja palku juba mainisin, samamoodi saab valmis uus rahvusraamatukogu, soovitan külastada. Olen esialgselt näinud, väga ilus hele, väga avar, väga kena.
ja lisaks saab ka kunstihoone valmis. Nii et jah, ma arvan, te teete ülekohut kultuurivaldkonnale, kui te selliseid väiteid esitate. Aitäh! Suur tänu, Helle-Moonika Helme, teil on täpsustav küsimus, palun. Eks siin me nüüd siis oleme, et ma ikkagi tooks välja selle võrdluse, et Kliimaministeeriumisse suunatud rahast, mille eest me saame ainult mingisuguseid kliimamuinasjutte ja kohutavat bürokraatiat, vaat sellest rahast, sellest 400 miljonist oleks saanud, kui mitu ERSO-t ülal pidada, minu arvutus järgi 105. Aga teisipäevase Postimehe majanduslugu räägib sellest, kuidas valitsus tahab vabaneda Konjunktuuriinstituudi majandusanalüüsides ja soovides, et analüüsi hakkaks tegema siis edaspidi Rahandusministeeriumi alluv Statistikaamet. Ja erilise rünnaku alla on sattunud siis Konjunktuuriinstituudi peadirektor Peeter Raudsepp. Et te ütlesite siin enne kolleeg Mart Maastikule, et kui tulemus teile ei meeldi, et siis ei peaks teadlasi ründama. Mina ütlen ka, et kui tulemus teile ei meeldi, mis Konjunktuuriinstituut teeb, ei peaks siis selle peadirektorit ründama. Aga Raudsepa sõnavõttude taga on tõsiasi, et 13 kvartalit järjest on püsinud halvad majandusnäitajad. Ja teda on väga inetult tõesti rünnanud ja ega teie rünnatud ka Jürgen Ligi poolt, ega teie ka teda pole siin hellitanud kurje tema isikut ja tööd madaldavaid sõnu olete isegi siin saalis jaganud. On muidugi naeruväärne panna Raudsepp siis ainuisikuliselt vastutama Eesti majanduse viletsate näitajate eest ja tegelikult me teame, et tema ründamise taga on pigem asjaolu, et Konjunktuuriinstituut kui selline on valitsusest sõltumatu, tehes oma analüüse mitte nii, nagu valitsus seda sooviks, vaid teeb teda need reaalsusest lähtuvalt ning seda ilustamata. Ja loomulikult saavad kõik aru, et Eesti majandus teeb vähikäiku ikka valitsuse vale maksu- ja rahapoliitika tõttu, mitte Konjunktuuriinstituut ei näita siin asju kuidagi halvas valguses. Ehk et vägagi tundub, et valitsusele ei meeldi enda peegelpilt, mis pole kõige ilusam ja seetõttu siis ka Konjunktuuriinstituuti siin rünnatakse. Tavainimesed ägavad suurenenud maksukoormusse ja kõrgenenud hindade all, eks ole, autosid enam ei osteta ega müüda, sest mitte ainult maks, vaid ka registreerimistasu on oma absurdsuses kõigil risti-põiki ees ja laieneb omakorda edasi veel paljudele sektoritele. Aga mis ma seda majandusloengut teile siin ikka pean, ega normaalsed inimesed saavad aru ja on ammu aru saanud, et valitsus teie juhtimisel on totaalselt läbi kukkunud. Et ma küsin ka teilt, et kas Eesti majanduse vähikäigus on siis süüdi valitsus või Peeter Raudsepp? Aitäh. Aitäh, härra peaminister, palun. Aitäh. Sellest Konjunktuuriinstituudi ja tarbijakindluse baromeetrist on ju päris palju räägitud. Ja te ütlete, et sõnumid mulle ei meeldi, aga eksite. Väga positiivsed sõnumid on sealt tulnud. Nii et ütlen kohe ära, meeldivad. Pärast loen need ette ka, kui selleni jõuame. Nüüd sellest, et tarbijakindlustunde mõõtmine ja makromajandus ei lähe kokku, sellest on siiski rääkima hakanud majanduseksperdid. Mitte keegi teine meelevaldselt, et Kaspar Oja, Tõnu Mertsina, Mihkel Nestor, Indrek Saul, samuti Salga analüütik Keerma. Ja nad on kõik viidanud sellele, et selle metoodika muutmine on mõjutanud ka seda tarbijabaromeetrit ja Indrek Saul oma selles artiklis, kui ma ERR-is vist õigesti mäletan, et tõi ka välja selle, et kui tarbijatele oleks siis kommunikeeritud õiglasemat pilti üldisest ja valdavast kindlustundest, oleks majandus olnud väiksemas languses, aga võib-olla isegi kasvus. Raske hinnata, aga üldiselt tihtipeale ka majandus on emotsionaalne, et kui öeldakse, et kõik langeb, siis on loogiline, et inimesed säästavad. Ja tihtipeale, kui vaadata ka hilisemaid uuringuid, inimeste selline perede majanduslik kindlustunne on nüüd kasvanud. See on ka viimati oli ERR-is vist see Riigikantselei tellitud uuring, kui ma õigesti mäletan ja nii edasi. Aga igaüks saab sealt ise täpselt järgi vaadata. Nüüd, mis puudutab Konjunktuuriinstituudi uudiseid, siis ma ei tea, miks te arvate, et need mulle ei meeldi, et ma lihtsalt tahaks, et need täpsed oleks, aga viimased 8 näitajat 9 on viimase aastaga paranenud. See on ju hea uudis. Ma näen, et teiegi rõõmustate selle üle, et Eesti inimestele ja majandusel läheb paremini, rõõmustame siis koos. Ja siin on nüüd instituudi enda sõnades on näiteks nii, et septembris suurenes nende ekspertide osakaal, kelle hinnang hetke olukorrale on rahuldav ja vähenes nende osakaal, kelle hinnang olukord on halb.
Paneeli hinnangutest nähtub, et 6 kuu pärast oodatakse majandusolukorra paranemist. Eesti majanduskliima indeks septembris on 14 punkti võrra parem kui eelmise küsitlusel juunis. Väliskaubanduse arenguväljavaated on positiivsed. Inflatsioon on 6 kuu pärast madalam kui septembris. Ja sellesama Eesti Konjunktuuriinstituudi eksperdi hinnangul on viimase 12 kuu kõige suurem paranemine 31% punkti kategoorias vähene usaldus valitsuse majanduspoliitika suures. Nii et usaldus valitsuse suunas on oluliselt paranenud ja nii edasi. Nii et mulle väga meeldib see kõik, mida ma siit näen. Aitäh! Ja lisaküsimuse esitab Martin Helme, palun. See on muidugi hämmastav, kui väga te meenutate nõukogudeaegse propaganda selliseid parimaid standardeid. Et see, mida teie valetavad silmad näevad, kodanikud, seltsimehed, ei maksa midagi. Kuulake, mida teile ütleb ametlik valitsuse kommunikatsioon, eks ole. Meil on eksperdid, no andke andeks, te olete surnud ka naerma, kui te ekspertideks nimetate Kasper Oja või Salka. Need ei ole mingid eksperdid, need on spin-doktorid, kui me viisakalt väljendame. Või siis ütleme niimoodi, et Reformierakonna suuvoodrid, keda meile siis müüakse ekspertidena. Või liberaalse frondi eestvõitlejad. Ärme neid ekspertideks, me ei võta tõsiselt neid, eks teeme niimoodi, et teil omad eksperdid, meil omad eksperdid ja nii ta on. Aga need igasugused, need prognoosid, need on ju kõik vastu taevast lennanud. Ja fakt on see, et 13 kvartalit on Eestis olnud majanduslangus. Loomulikult, kui me lõpuks sinna sügavasse põhja ära jõuame, siis ühel hetkel langus peatub, korraks oleme seal põhjas nii-öelda stabiilselt ja siis võtame noka ülespoole. Ja siis saab Kristen Michal tulla siia nõukogude propaganda parimas žanris ja ütelda, näitajad paranevad, seltsimehed, näitajad paranevad. Aga vaata see arvutus, mille pani see Konjunktuuriinstituudi direktor seina peale, et kui sa liidad -2 ja +2, siis tulemus ei ole +2, vaid on 0. Et see me oleme 13 aastat Reformierakonna kindlates kägistavate kätega põhja liikunud. Ja nüüd me hakkame tasapisi sealt põhjast üles liikuma selleks, et jõuda tagasi sinna, kus me olime ennem, kui teie hakkasite Eesti inimeste toimetulekut hävitama. Kulub meil veel mitu aastat, ehk ma ei tea, kui mitu kvartalit, aga palju kvartaleid. Nii et need näitajad võivad teile ju meeldida, aga nad ei räägi meile sellest keelest, et Eestis on elu paremaks läinud. Ma lihtsalt soovitaksin vähem kopeerida nõukogudeaegset propagandat. Aitäh. Ma ei nimeta teid seltsimeheks, kui lubate. Eks, lepime nii kokku. Aga hea küsija, võt siin te tegite nüüd vea. Te ei kuulanud vastust. Ma saan aru, et infotunnis on nii kombeks, igaüks loeb oma tiraadi ette ja siis eriti EKRE harrastab seda stiili, et nad panevad sotsiaalmeediasse põhiliselt küsimuse. Vastust nad ei pane. Vale. Need samad hinnangud, mida ma ette lugesin, arvake ära, kust olid pärit Konjunktuuriinstituudist. See sama Konjunktuuriinstituut, mille kohta te ütlete, et annab ainukesena õiged sõnumid majanduse tegeliku olukorra kohta. Need olid kõik Konjunktuuriinstituudi arvamused, mis ütlevad, et septembris suurenes nende ekspertide osakaal, kelle hinnang hetkeolukorral on rahuldav. 6 kuu pärast oodatakse majandusolukorra paranemist, see on Konjunktuuriinstituudi enda sõnades. Ja samamoodi eksperdi hinnangul on ka viimase 12 kuu kõige suurem paranemine valitsususalduse vastu. Suuremad paranemised toimusid kategoorias infrastruktuuri mahajäämine, juriidilised administratiivsed takistused äritegevusele. No vot, ja eksperdite hinnangul tuginev koondindeks majanduskliima oli viimati sama kõrge 2021. aastal, ehk umbes 4 aastat tagasi. Ma kardan, et nüüd, kus te selle fakti teada saite, ärge palun pange Konjunktuuriinstituuti ka sellesse ebausaldusväärsete allikate nimekirja. Aitäh! Suur tänu. Sellega lõpetan tänase 4. küsimuse käsitlemise. Liigume edasi. Tänane 5. küsimus on samuti peaminister Kristen Michalile. Küsib Riigikogu liige Mart Maastik ja teemaks on käendus. Mart Maastik, palun. Eesistuja, austatud peaminister, ma loodan, et selle vastusega te ei hakka jälle selgitama, kuidas Isamaa ja EKRE on nagu 2 venda. Aga sel aastal peaks Kliimaministeerium välja kuulutama siis viimased vähempakkumised taastuvenergiale, peale mida lubas valitsus, et enam ühtegi riiklikku toetusmeedet energeetika vallas ei tule, kõik olgu turupõhine. Nüüd aga töötatakse Andres Suti juhitavas Kliimaministeeriumis uut toetusskeemi suurtele energeetikaprojektidele. Tegu oleks laenukäendusega.
Asi käiks nõnda, et riik ütleb ettevõttele, et tule, tee, võta pangast laenu ja maksumaksja käendab sulle selle laenu. Ja kui midagi juhtub, siis oleks pangal kindlus, et maksumaksja rahadega saab võlg tasutud. Võimalikud projektid, mis sellest meetmest kasu võiksid saada, on näiteks meretuuleprojektid, samamoodi ka suured salvestid ja tuumajaam. Ehk siis, kui ettevõtja riigi garantiil rajab meretuulepargi või tuumajaama ja hiljem osutub see rahaliselt kahjumlikuks, maksab kulud riik, kui aga hästi läheb, riisuks koore ettevõtja. Seega maksab kahjumi kinni ikkagi maksumaksja. Sarnase käendusprogrammiga rahastati Rootsis mitmeid taastuvenergia projekte, kuid nüüd on käendusprogramm pandud pausile. Käendusprogrammi pausile panekut põhjendati eelarves nõnda, et laenugarantiide puhul on iseäranis keeruline kalkuleerida nii riske kui ka sotsiaalmajanduslikku efektiivsust ning märgiti, et arvestades investeeringu pikaaegset ajahorisonti, on oluline tasakaal ühelt poolt riigi võetava riski ja teiselt poolt oodatud sotsiaalmajandusliku kasu vahel. Kas teie poolt juhitud valitsus saab aru, et tark on õppida teiste vigadest, selmet otsida järjest uusi variante ebaefektiivsete ja ülikallite taastuvenergia arenduste iga hinna eest maksumaksja kulul ja veel turgu solkivalt energiale turule toomisest? Aitäh! Aitäh, hea küsija. Käendusmeede on esialgu ideena välja pakutud keskkonna- ja energeetikaministri poolt. Seda meedet hakkavad välja töötama ja selle kontseptsiooni mitu osapoolt. Selles on EIS, KLIM, MKM ja RAM ehk EIS, Kliimaministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Rahandusministeerium. Ja selle meetme võimalus on Eestisse tuua ja siin luua suuri tööstusprojekte, ka energiataristu projekte, kui see on riskipiiril ja erasektori finantseerijad ei ole valmis üksi kõiki riske kandma. Tõepoolest võimalik arutelu on käinud näiteks tuumajaama, salvesti, aga ka meretuuleparkide teemal, andmekeskuste teemal, tulevikutööstused, vesiniku puidu väärindamine. Nii et see ei ole kuidagi piiratud ühe sammu, ühe valdkonnaga. Ja need projektid tihtipeale on pika eluea ja tasuvusega, 30 aastat ja kauem. Ja see tähendab seda, et nende laene saaks pikendada varade tegeliku sellise elueaga kokku viia. Garantiiga seotud riskid loomulikult tuleb maandada riigi jaoks lepingu tingimusteks omakapitali piirangute kaudu. Ja täna on see arutelu etapis, nii et kui nüüd on mingisugune kontseptsioon olemas, et me saaksime Eestisse selliseid investeeringuid, mille najal saaksid sündida vesisalvestid, tuumajaamad, mis iganes, siis me saame seda arutada ja saame ka avalikkusele täpsemalt tutvustada. Täna on see ikkagi eeskätt kontseptuaalsel tasandil, et ootame selle ära. Nüüd teine energeetikaga. Jah, ma jälle pean seda kordama, et Isamaa on EKRE-stumas, ega midagi teha ei ole. Et taastuvenergia vastane võitlus, ma mäletan ja tuleb tunnustada, EKRE on selle väga hooga ette võtnud, võitnud ei ole, siiski kaotanud, sest taastuvenergia annab meile olulises koguses soodsamat energiat juba pikemat aega. Ja ütleme nii, et tulevik ikkagi on ilmselgelt puhtamas ja loodushoidlikumas energiabaasis kui taeva ja maa täist osutamisest, see on selge. Meie eesmärk on kindlasti jõuda puhtama energia juurde, et hinda alla saada ja selleks, et ka loodus oleks puhtam. Nii et ma arvan, et sellel on ka Eesti enamuse toetus. Aitäh! Suur tänu ja Mart Maastik, teil on täpsustav küsimus, palun. Suur tänu, härra eesistuja, austatud peaminister. Ma pean nüüd kahjuks minema tagasi sellesse eelmisesse teemasse, kuna ma küsisin täiesti konkreetse küsimuse. Vastuseks sain mingit imelikku jälle süüdistust EKRE umbes adressil. Aga ma ikkagi räägin teile siis uuesti üle, et eile oli siis meil majandus- ja siis keskkonnakomisjoni ühisistungil esitleti tuulikute tervise mõjud, süstemaatiline ülevaade viimasel 15 aastal eelretsenseeritavatest teadusajakirjadest avaldatud uuringutest. Ma hästi aeglaselt ütlesin teile, et aru saaksite.
See tähendab seda, et need teadlased väidetavad 6 teadlast pool aastat võtsid internetist materjale välja, et millised on need tööd, mida on tehtud näiteks infraheli uuringuteks ja müra uuringuteks. Ma panin need samad andmed sisse seal samas komisjonis ChatGPT-sse ja ma sain täpselt samad vastused, mida need teadlased 100 000 euro eest Kliimaministeeriumile tegid pool aastat 6 inimest. Ma ei räägi mitte midagi sellest, et kuidas EKRE või Isamaa suhtub taastuvenergiasse. Ma ei saa aru, kust te seda võtsite oma vastuses. Ma tahan küsida seda, kas te peate õigeks sellist riigi raha arutut raiskamist 100 000 eurot selleks, et võtta internetist välja mõned üksikud teadustööd, milles on räägitud infraheli uuringutest. Kas teie põhjendus ei oleks, mõistlikum ei oleks see, et tehakse ise uuringuid, mida on ka ju tehtud, aga et maksta 100 000 eurot selle raha eest, tellida ainult selline ülevaade. Me ei saanud mitte midagi sellest targemaks, te võite ise lüüa ChatGPT-sse siis need uuringute küsimused ja saate sama vastuse. Aitäh! Aitäh, hea küsija. Aitäh, et te aeglasemalt ütlesite, siis tihtipeale see arusaamine paraneb, sellest teist väga kena ja soe ja südamlik. Ma siis püüan ka aeglaselt vastata, et teadlaste poolt erinevate uuringute ülevaatamine ja nende koos esitamine, ma ei ole ise selle uuringuga veel tuttav, aga kindlasti tutvun, ei ole päris lõika ja kleebi referaat. Tihtipeale on vaja erinevad asjad ka kindlasti üle kontrollida, nagu ma eeldan on seal tehtud, eriti seda olukorras, kus ehk energia hind läheb ju alla tänu taastuvenergiale, on meil vastalisi, kes on veendunud, et taastuvenergia allikatel on kahjulikud tervisemõjud. Ja kui inimestel on mure, siis sellele murele tulebki teaduslikult lahendus otsida ja mis saaks olla parem, kui teadlased vaatavad selle siis üle ja annavad parimatele teadustulemustele tuginedes selle info inimestele. Ma arvan, et inimestel on õigus seda teada, ma arvan, et inimestel on seda vaja. Ja kui te ütlete, et te olete selle vastu, et inimestele anda seda infot või kokku panna, mina ei oleks selle vastu. Mina arvan, et kui seda on küsitud, siis inimestele tuleb see info anda ja ega tööd väga harva tehakse tasuta. Isegi Riigikogu liikmed kuuldavasti saavad palka selle töö eest. Aitäh! Suur tänu ja lisaküsimuse esitab Rain Epler. Palun. Istungi juhataja, härra peaminister, ma ikkagi raske mõista teie armastust nende juhuelektri arenduste suunas ja ma ei tea, kas ma küsimusega lõpetangi selle oma sõnavõttu, võib-olla lõpetan, aga soovitusega, et Hispaania kevadise blackouti, pimenduse, elektrikatkestuse põhjuste analüüs ilmus oktoobri alguses ja lisaks andis nüüd Hispaania süsteemioperaator, elektrivõrguoperaator hoiatuse regulaatorile, et kui kiiresti midagi ette ei võeta, siis võib selline suur elektrikatkestus korduda. Et ma soovitan, endal ilmselt teil ei ole aega, aga laske oma nõunikel või Riigikantselei töötajatel need 2 dokumenti läbi töötada. Nad on küll hispaaniakeelsed, aga need on võimalik ära tõlkida. Ja sealt nähtub väga selgesti, et nende võrguprobleemide põhjus ja ka hinnakasvu põhjus on just nimelt see tuule- ja päikeseenergeetika eelisarendamine. Nii et mu küsimus võib-olla on siis see, et miks te ei ole palunud enda meeskonnal panna kokku infopaketti, mis tugineb maailma kogemusel, ekspertide hinnangutel ja kust selgelt nähtub, et see taastuvenergeetika eelisarendamine mitte ainult ei tee kogu süsteemi väga kalliks, vaid lisaks suurendab ohtu, et tulevad suured elektrikatkestused. Et miks te ei lase endale seda, te siin kiidate, et eksperdid on olulised, aga laske endale selline ekspertide poolt kokku panna mõneleheküljeline memo, lendate mõnele siin näiteks ülemkogule varsti, loete memo läbi, tulete tagasi ja ütlete aitäh mulle, aitäh. Nii, aitäh, hea küsija. Ütlen kohe alguses ära, aitäh. Seda esiteks. Teiseks, ma ei tea, kas te nagu olite irooniline või et just kui avastada aastal 2025 Eestis, et
energiasüsteem peab omavahel olema tasakaalus, muuhulgas ka juhitavate võimsustega. Noh, see on küll midagi metsikut. Et me just sellel kevadel muuhulgas näiteks olin osagi sellest ettevalmistusest veidi desünkroniseerisime ehk ühendasime ennast lahti Venemaa sagedusalast ja ühendasime ennast Mandri-Euroopa sagedusalasse. Ja hoolimata Venemaa informatsioonilisest sellisest tegevusest või mõjutustegevusest, kus öeldi, et Eesti mattub pimedusse, kirjaoskus kaob põlvkonna jooksul ja kõik see on Baltimaadele väga kahjulik, saime selle kenasti hakkama. Hirmutajaid oli teisigi, küllap oli parlamendiski, kui aega tagasi kerid, aga saime hakkama. Ja see ei olnud muidugi esimene selline põhimõtteline energeetika valik Balti riikides või Eestis. Eestis on väga asjatundlikud inimesed energeetika valdkonnas, kes teavad ammu, et juhitamatud energiaallikad peavad olema tasakaalus juhitavatega. Selleks on ka Eleringil erinevad hanked, selleks on erinevad mehhanismid olemas, selleks on ühendused ja kõik see muu. Nii et seetõttu jah, ma ei tea, mida te arvate, et avastasite, aga seda, et energeetikasüsteem peab olema tasakaalus, seda on Eestis muidugi teadnud energeetikud juba aegade algusest peale, nii et ma kardan, et te seda aitähi selle teadmise eest ei saa. Aitäh! Aitäh, hea kolleeg. Me läheme edasi, me lõpetame tänase 5. küsimuse käsitlemise ja liigume edasi 6. küsimuse juurde, mis on samuti peaminister Kristen Michalile. Küsib Riigikogu liige Anti Allas ja teemaks on julgeolek piiril. Anti Allas, palun. Hea eesistuja, austatud peaminister, et küsimus siis minu valimispiirkondadest ehk siis Kagu-Eestist. Et kõigepealt siis küsimuse tausta kirjeldus siis see, et ligi 4 aastat peale meie naabri Venemaa täiemahulist verist sõda siis oma teise naabri Ukraina kallal oleme ikkagi veel olukorras, kus siis lisaks sellele on ka Venemaa ka siis teiste Euroopa riikide suhtes pannud toime rida mittesõbralikke akte. Aga sellest hoolimata meie inimesed, sealhulgas lapsed, õpilased ja kõik meie külalised sõidavad läbi Venemaa territooriumi koju, tööle, kooli, turismisihtkohta ja nii edasi. Ja siis 2024. aasta sügisel peetud eelarvekõneluste käigus lisati siis sotsiaaldemokraatide palvel või ka siis nõudmisel vahendid Saatse-Saapa või ka siis Saabaste ümbersõitude rajamiseks. Ja siit siis küsimus, et miks pole aasta hiljem peale raha eraldamist ikka veel koppa maasse löödud ja ehitustöödega alustatud. Ja ühtlasi palun kirjeldage ka tegevusi, mida valitsus viimase 9 kuu jooksul enne Venemaa täisrelvil võitlejate ilmumist Saatse-Saapasse läbisõidu sulgemise osas ette võtnud, et seda protsessi kiirendada ja et sellest julgeolekuriskist siis võimalikult ruttu üle saada. Aitäh! Et 24. aastal, mäletan, palusime Transpordiametil asuda ette valmistama Saatse-Saapa uue tee ehitamist. Sotsiaaldemokraatide nõudmisi ma nüüd ei mäleta valitsusest nii palju, võib-olla teil olid mingid nõudmised, mida te omavahel arutasite, aga üldiselt valitsus tervikuna alati tegeleb julgeoleku küsimustega, nii et küllap mure oli ühine. Nüüd 24. aastal Transpordiamet asus seda ette valmistama ja 25. aastal, täpsemalt siis 24. aastal, kui mina olin kliimaminister, siis selle teega tegelema hakati. 25. aastal, kui mina olin peaminister, leiti selle tee jaoks ka raha. See on see pilt nüüd. Nüüd miks nii hilja, miks varem seda ei leitud? Ma saan vaid eeldada, et varasemad kogemused ja ohuhinnangud ei olnud sellised, eeldati, et Venemaa territooriumist saab peatumata läbi sõita. Ehkki see on ju tegelikult erinevate piirilepingu debattidest alates olnud väga pikki aastaid teema. Ja on teada, et Vene territoorium läbib või tuleb sisse Eesti territooriumile ja sealt see tee läbi läheb. Nüüd Vene väe ilmumine sinna
küll Vene territooriumile, aga sellele teele, kust me peame peatumata läbi sõitma, annab ju selle signaali, et kui sul tuleb sealt peatumata läbi sõita, siis kui keegi on tee peal, ei pruugi see õnnestuda, nii et ma hindan Politsei- ja Piirivalveameti tegutsemist ja otsust see tee sulgeda ohutuse tagamiseks väga õigeks, ainuõigeks. Nüüd neljapäeval valitsuses me hindame, milline on see ohuhinnang, kuidas edasi. Ja selleks, et inimesed liikuda saaksid, on seal ka RMK teed, seda me laiendame, homme arutame siis täpsemalt valitsuses. Seda on võimalik juba üsna kiiresti laiendada ja seal juba autod ja bussid sõidavad. Ja astume samme ka, et teed oleks võimalik siiski rajada 26. aastal, mitte 27. aastal, nagu see algselt oli planeeritud erinevate loodusmõjude hindamisega. Aga see kõik tuleb arutusele homme täpsemalt valitsuses, nii et praegusel hetkel on ohtu märgatud, silmad on peal, oht on adekvaatselt hinnatud, see teelõik on suletud, on teised ühendusteed olemas ja rajame ka uue tee. Aitäh! Suur tänu ja Anti Allas, teil on täpsustav küsimus, palun. Austatud peaminister, et igal juhul parem hilja kui mitte kunagi, et olge hea, äkki te siis kirjeldate neid võimalikke kiirendavaid samme, et see protsess ikka päriselt hakkaks niimoodi, et me jõuaksime hiljemalt siis 26. aastaks selle asja ära ehitada, et mis need mõtted on? Aitäh! Aitäh! On erinevaid võimalusi, mida me homme siis arutame. On võimalusi välja pakutud seaduse muudatusi, on võimalusi kasutada ka olemasolevaid riigikaitselisi aluseid selle tee ehitamiseks. Nii et ilmselt neid aluseid, kas siis ühte või teist, või kui on kolmas alternatiivne pakkumine, saame arutada selleks, et see tee välja ehitada. Ja esimese asjana muidugi praegu on Transpordiametil ülesanne juba seal olemasolev RMK tee ära laiendada, tagada selle püsiv ja korrapärane hooldamine, et kõik saaksid seda teed läbida, ühistransport, erasõidukid, kõik muu. Et tagada Eesti inimeste turvalisus ja selle saatse saapa teelõigu avamise või mis sellega edasi saab, otsustame siis homme vastavalt ohuhinnangule valitsuses, et ohuhinnangut ma siin ei oska enne hinnata, kui see meile tuuakse. Aitäh! Suur tänu ja lisaküsimus kolleeg Tiit Maran, palun. Aitäh, härra peaminister, nende seletuste eest, et tõepoolest on teil märkimisväärselt vedanud, et Vladimir Svet omal ajal seda protsessi alustas ja nagu ma olen järgi vaadanud, praegusel hetkel keskkonnamõjude hindamine on juba lõpupoolses otsus, mis on väga positiivne, sest teatavasti selle otsas on Mustoja maastiku kaitseala, on natuuraalad, mida kõik tuleb arvestada. Teise poole pealt loomulikult kaitsemeetmed on olulised ja neid ei saa eirata. Aga mind huvitab taoline küsimus, et kui te nüüd arutate valitsuses seda poolt, et kuidas te käsitlete neid keskkonnaväärtuseid, mis seal on tee ehitamise puhul, mis võivad ette jääda, et kas te kujutate ette, et võivad tulla kuskilt mingid hüvitisalad nende asendamiseks või kuidas see on? Üldsegi mitte alahinnates vajadust kindlasti see tee võimalikult kiirelt paika saada. Ja kui perspektiivikaks te peate ajakirjanduse välja käidud arvamust, kui kõiki protseduure mõelda, et järgmise aasta lõpuks see tee valmis võib olla? Aitäh! Aitäh! Nojah, kolleeg Sveti mäletan sellel ametikohal peale ennast, nii et küllap siis kolleeg Svet võib olla tänulik, et selle ajal see protsess algatati. Seda esiteks. Teiseks, erinevate võimaluste ülevaatamist, nagu ma mainisin, võimalus on seadusemuudatused, mis võib puudutada ka looduskaitseseadust või riigikaitseliste erandite kasutamine. Selle käigus siis otsustatakse, kas on vajalik mingeid samme astuda, kas reeglite muutmisel või kompensatsioonimeetmetes. Ja mulle tundub, et ega seda teed ongi seal planeeritud ju nii, et see algne trass, mis võeti ette, osutus kohtus looduskaitseliste piirangutega.
siis seejärel on leitud uus trass, mis läbib Natura ala. Nii et seal me nüüd siis oleme, et ühest küljest avalikkus Eesti inimesed tahavad, et neil oleks võimalik mugavalt sõita ringi Venemaa territooriumist ja kohalikud Setomaa inimesed tahavad seda samamoodi. Ja siis on jälle teisel poolel see, et inimesed ütlevad, et aga vaadake, et kui te sealt teete, siis te peate kuskil midagi ringi tegema. Antud hetkel mulle tundub, et riigikaitseline julgeolekuline huvi selle üles kaalub ja sellest prioriteetsusest me ka lähtub. Aitäh! Suur tänu! Sellega lõpetame tänase 6. küsimuse käsitlemise. Liigume edasi. Tänane 7. küsimus samuti peaminister Kristen Michalile, küsib Riigikogu liige Rain Epler ja teemaks on peaministri plaan ja sõnumid Euroopa Ülemkogus sulgudes kliimaeesmärgid ränne. Rain Epler, palun! Aitäh, hea eesistuja, härra peaminister! Siin on vahest infotundides juttu olnud sellest, et küsimus on sõnastatud liiga üldiselt ja et ei ole saanud ette valmistada ja seetõttu ei saa konkreetseid vastuseid anda, nii et ma täna tõesti põlen uudishimust, et kuulda teie täpseid vastuseid, sest teema oli sõnastatud ju täpselt. Ma ütlen juba sissejuhatuseks, ma tean, et ülemkogul tulevad arutlusele ka Venemaa varade küsimused ja kaitseküsimused ja kõik muu, aga minu küsimus neid ülejäänud ülemkogu teemasid ei puuduta. Minu küsimus puudutab just neid 2 teemat, mis ma teile ka küsimuses ette saatsin. Huvitav, et Riigikogu esimees kiitusega ei esinenud, et küsimus on hästi sõnastatud. Laitusega kipub esinema, kui talle küsimustes midagi meeldi, aga see selleks. Ja minu küsimus on siis selles, et Poola, ära lase telefonist ennast segada, Poola kuuldavasti ongi saamas erandit nii-öelda rändepakti kokkulepetest, kuna Poola on selgelt välja öelnud, et nendel on väga suur Ukrainast vastu võetud sõjapõgenike hulk ja praegu lääne ajakirjanduse põhjal julgen ma väita, et Poola saabki erandi, et ta ei pea pagulasi kvoodi alusel vastu võtma ja ei pea maksma ka seda 20 000 raha, mida riigid siis peaksid maksma, kui nad pagulasi vastu ei võta. Minu küsimus on, kas ka meie koos Poolaga läheme välja samade sõnumitega ja palume endale seda erandit ja loodame seda saada ja taustal ka teeme tööd, et seda saada, sest teatavasti Eestis on samuti väga suur Ukrainast tulnud pagulaste hulk ja seetõttu oleks igati põhjendatud, et koormus meile läbi selle rändepakti ja kvoodi pagulaste jagamise oleks väiksem. Et see on siis minu esimene küsimus. Kas me läheme selge sõnumiga välja, et ka meile tehaks selline erand, mida Poola on küsimas? Aitäh! Aitäh, härra peaminister, enne kui te vastate, et Rain Epler, et ma olen tunnustanud Riigikogu liikmeid ka selle eest, kui on esitatud ja sõnastatud väga täpne küsimus ja kavatsen seda teha ka edaspidi, et aitäh täpse küsimuse eest ja kindlasti härra peaminister vastab ka väga täpselt ja konkreetselt. Härra peaminister, palun! Aitäh, hea küsija, ka mina tunnustan, et harvanähtavalt konkreetne. Ilmselt tänastest küsimustest vist top 3, ütleme, tuleb top 3. Nii, sellel korral ütlen teile kohe, on plaanis komisjoni ülevaade. Et oleks kohe vastus olemas, et ei pea pärast küsima, mis see vastus oli, komisjoni ülevaade on sellel korral. Nüüd siiski ma puudutan ka muid teemasid, sest tegelikult need on siiski ka olulised. Ja võib-olla lühidalt, et ülemkogu päevakavas on siiski suur hulk erinevaid teemasid, et te mõistaksite, et ühte teemat, mõned teemad võtavad rohkem aega, teised vähem. Ukraina, Lähis-Ida, Euroopa kaitsejulgeolek, konkurentsivõime, kaksikpööre, digi- ja rohepööre, elamumajandus, ränne ja kohtumiste teiste teemade all käsitletakse ka hiljutisi valimisi Moldovas ja Venemaa hübriidtegevusi. Nii et see tähendab seda, et kõiki neid teemasid me seal käsitleme. Nüüd rände arutelul, mille kohta te küsisite, Euroopa Komisjoni president annab ülevaate ülemkogul seniste järelduste rakendamise edusammudest ja meie toetame menetleda ettepanekut kiiresti rändepoliitika valdkonna uusi õiguslikke algatusi. See on siis niinimetatud tagasisaatmiste määruse eelnõud. Aitäh! Suur tänu! Rain Epler, teil on täpsustav küsimus, palun. No eks vastamata jätmine on ka vastus. Mina loen sellest välja, et me ei plaani omalt poolt erinevalt Poolast välja minna konkreetse nõudmise või sooviga saada erand selles nii-öelda kvoodipõhiselt pagulaste jagamise teemas. Ja ma ju oma küsimus ütlesin, et ma tean, et muid teemasid on ka ülemkogus, et nendest ei ole vaja rääkida, sest nende kohta ma praegu ei küsi. See
läks teist mööda. Aga minu küsimuse teine pool. Kliimaeesmärgid. Jälle tulen Poola juurde. Poola on üsna otse välja öelnud, et 40. aasta eesmärki, et see on ebamõistlik ja nemad seda täita ei kavatse. Me teame, et Eesti, ütleme LULUCF-i sektor, eriti metsa- ja maakasutus, et Eesti on siin saanud endale väga koormavad kohustused. Ja nüüd ma jällegi küsin, et kas peaministrina teil on plaanis ülemkogul anda sõnum, et Eesti kohustused võiks üle vaadata ja jällegi, kas me siin oleme plaaninud Poolaga kuidagi seljad kokku panna, et üheskoos töötada selles suunas, et neid kliimaeesmärki ja sellest tulenevaid kohustusi vähendada. Teada on, et nii Eesti metsandussektor saab siin kõvasti pihta. Ehk siis konkreetne küsimus, kas teil on plaanis seal ülemkogul Eesti poolt sellekohane sõnum anda? Kas on plaanis seda teha koos Poolaga, et kliimaeesmärkidest tulenevad kohustused peaksid leevenema ja et Eesti kohustused LULUCF-i sektoris tuleks väga selgelt üle vaadata ja korrigeerida? Aitäh! No, eelmise küsimuse puhul te vist ei kuulanud, et kui antakse ülevaade mingil teemal, siis tavaliselt on kombeks ülevaade ära kuulata ja selle arutelu tulemusena, kui tekivad ettepanekud, siis neid hakatakse arutama. Nii et see on esimene asi, et arukad inimesed siiski kuulavad ära, mida teised räägivad ja siis võtavad seisukoha. Seda esiteks. Ja loomulikult, ega me ju saame aru, et kui meil on palju põgenikke, siis me eeldame, et ka seda võetakse arvesse erinevate tegevuste juures, et see on ju siililegi selge. See on nüüd positsioonide poolest. Nüüd kliimaeesmärgi puhul me oleme valitsuse ja Riigikogu seisukohtade juures. Ehk siis need samad Riigikogu tingimused 2040 kliimaeesmärgiga nõustumiseks, võimaldavate tehnoloogiate ja rahastuse olemasolu, ülevaatusklausel, kuidas siis liikumine edeneb, siis arvestada liikmesriikides erinevaid lähtepositsioone ja samamoodi need kliimaeesmärgi täitmisel kasutatavad paindlikkused oleks kasutatavad Euroopa Liidu kasvuhoonegaaside arvestussektorite üleselt, nii edasi. LULUCF-i teemal oleme korduvalt teinud erinevaid ettepanekuid metoodika muutmisest. Nüüd samamoodi mõni infotund tagasi siingi, kui ma õigesti mäletan, siis keskkonna- ja energeetikaminister kirjeldas seda, kuidas nõukogul me erinevaid positsioone esitame, ettepanekuid teeme. Aitäh! Suur tänu ja lisaküsimuse esitab Martin Helme, palun. No vot, seda me oleme siin mitu korda tuvastanud, et meil on peaminister, kes on initsiatiivitu ja vaatab muudkui pealt kõiki asju, ükskõik mis mõni minister teeb või mis riigis juhtub, siis see kuidagi ei puutu temasse. Nüüd tuleb välja, et europoliitikas meil on sama muster kordub või jätkub, et me eeldame, et midagi juhtub. Me eeldame, et Poola võitleb ka meie eest välja meile mingisugused soodsamad tingimused või kvoodid, aga kui ei võitle, et mida siis me ise teeme? Mul on lihtne küsimus, et kumba pidi praegu siis nüüd on, et kas meil on peaminister, kellel on initsiatiiv ja oma plaan ja eesmärgid, mida me käime Brüsselis pressimas, või me käime Brüsselis, peaminister käib Brüsselis lihtsalt korraldusi saamas. Ja kui meil on plaan ja initsiatiiv ja Eesti huvid, mille eest võideldakse, siis milles see seisneb, kuidas see väljendub? Sest praegu väljendub see selles, et me läheme sinna, joome kohvikest, kuulame, mida teised räägivad ja äkki poolakad teevad meie eest töö ära ja see ongi Eesti eest võitlemine või? Ausalt öeldes võiks palga jätta välja võtmata sellise asja juures. Nii, aitäh hea küsija. No see selline Euroopa Liidus olles võimas Euroopa Liidu vastane võitlus meenutab mulle Viktor Orbani parimaid sõnavõtte. Et te kindlasti klapite oma vahel selles ja mõistan, et teie taga istuv Mart Helme on ju lubanud Euroopa Liidust väljaastumise toetusrühma siin parlamendis teha, et endiselt ilmselt on teel. Nüüd küsite, kas meil on seisukohad? Jah, meil on seisukohad ja kõikides nendes teemades meil on oma seisukohad. Erinevad punktid on ka nii, et tuleb arutelu käigus esitatakse kavatsusi arutatakse. Muuseas, viisakad inimesed nii tulevadki kokku, mitte nad ei tule Euroopa Liidu vastu võitlema, välja pressima, vaid nad kuulavad ära, millised on positsioonid ja nende üle peetakse debatti ülemkogul. See ei ole päris nii, et sa loed oma küsimuse paberilt ette ja ütled, et 3.50. Ja olulised teemad ma siiski alustaks, et kõige olulisem on see, mis puudutab Ukrainat. Ma saan aru, et see teile ei meeldi, see ei tundu EKRE-le tähtis ega oluline,
aga Ukraina toetamise jätkamine, 19 sanktsioonide pakett, Venemaa külmutatud varad on ülioluline. Kaitse teemal idapiiri kindlustamine erinevate vahenditega, muuhulgas ka Euroopa vahendid, rahalised vahendid selleks. Tänagi oli eelarvevolinik minu juures kohtumisel, sellest rääkisime, ta tuleb ka siia parlamenti. Kliimaeesmärk samamoodi selle osas, meil on omad positsioonid olemas. Rände teemal annab Euroopa Komisjoni president ülevaate ja siis seejärel toimub arutelu vastavalt sellele, mis need positsioonid on. Nii et väga tihti oleme me oma samameelsete riikidega teinud algatusi, ettepanekuid, Poola muuhulgas ka sealhulgas, tihti suhtleme enne ja ülemkogu käigus. Nii et jah, see teie ettekujutus, kuidas peaks Euroopaga võitlema järjekindlalt, ei ole päris see, kuidas Euroopas asju tehakse. Aitäh! Suur tänu, sellega lõpetame tänase 7. küsimuse käsitlemise. Lähme edasi. Tänane 8. küsimus on peaminister Kristen Michalile, küsib Riigikogu liige Priit Sibul ja teemaks on piiritaristu Saatse saabas ja kaitsevöönd. Priit Sibul, palun. Riigikogu esimees ja peaminister, te juba sellele küsimusele osaliselt küsiti ja vastasite, aga mul mõned täpsustused. Esiteks see, et kui me kohtusime augusti alguses Saatses, siis mul on küsimus, millist teed pidi teie sinna Saatsesse jõudsite? Kas seda pidi, kust praegult on keeld või te pidite minema tiiruga? Ja küsimus on, et miks me praegult on see üks nukk, aga see kolmnurk sealt, mis Lutepea juures sisse tuleb, et seal meil seda saab õnneks või kahjuks endiselt läbida, et kas teile on teada ohuhinnangu kontekstis, miks see selliselt hetkel on lahendatud? See on väga mõistlik, et te homme jõuate lahendusele. Ma väga loodan, et te jõuate kiirele lahendusele homme ja see, mis oli kolleeg Marani mure, ma ütlen teile, et selle mure eest teie hea kolleeg ja järglane Sutt juba kahjuks liiga entusiastlikult toimetab, et näiteks Vasselina kandis on toime pandud neonatsionaliseerimised, kas Natura alal, eks ju, toimuvad niimoodi, et sihtkaitse looduskaitselised piirangud kasvatatakse, sihtkaitsevööndid tulevad Keskkonnaameti poolt ilma, et maaomanikele mingitki teavitust oleks, millised on uued leiud, mis põhjusel neid kaitsealasid laiendatakse, miks on täiendavad piirangud, mitte keegi inimestega ei suhtle. Nii et ma ütlen, et ärge jumala eest tehke seda seal Saatse juures samamoodi, et jätate inimesed ootama nende looduskaitseliste lahenduste otsimise kontekstis, et tegelikkuses on seda teed väga vaja. Ma loodan, et te homme lahendusteni jõuate. Ja küsimus ka selles, et milline on see teie parim teadmine, kuidas piiritaristu nüüd mida omal ajal Pevkur tegema hakkas, eks ju, vahepeal on väga palju muutunud. Milline on see teie tänane parim teadmine sellest ehitamise seisust, mis puudutab piirirajatisi? Tõepoolest, homme me saame täpsema ülevaate ja loodetavasti siis saame ka kirjeldada täpsemalt ära, millised need sammud on, aga ma lihtsalt kordan üle selle, et RMK tee laiendamise ülesanne on Transpordiametil olemas, nad peavad seda ka hooldama rohkem, et sealt kõik saaksid läbi sõita. Seda esiteks ja ka uus tee tuleb teha. Et selleks siis kaalume, vähemalt väeg on välja pakutud, võib-olla homseks tuleb veel täiendavaid lahendusi. On välja pakutud erinevad seaduse muudatused või siis riigikaitselise erandi kasutamine selleks. Nii et ma ise arvan ka, et seal inimeste ohutus ja julgeolek võtab prioriteedi selle debati ees. Ma ei tea, mis on neonatsionaliseerimine, millele te viitasite. Te võib-olla tahtsite öelda natsionaliseerimine, riigistamine. Et ilmselt ajasite midagi sassi seal. Aga jah, et jääme Setomaa juurde, et jah, kui kohtusime, ilmselt ma ikka tulin kõige seda pikemat teed pidi, et kõik, kes Eesti riigis mingis ametis on, peavad ikkagi Eesti riigi territooriumil seal sõitma, nii et see on see elu. Nüüd piiriehitusest laiemalt, et väljaehitamine on vähemalt minu info põhjal edeneb igati plaanipäraselt. Peamine osa maismaapiiri taristust valmib 2025. aasta lõpuks ja lõplik 80% ehk 90 kilomeetrit Eesti maismaapiirist on viivitusaiaga siis piiratud. 2025. aasta ehk selle aasta lõpuks on eesmärk valmis saada kokku 105 kilomeetrit viivitusaeda. Nii et see tähendab seda, et idapiir siis peaks valmis saama sellisel kujul, nagu see kunagi otsustati välja ehitada.
Vajadused on siiski kasvanud ja projekti maht on ka kasvanud. Erinevaid arendusi on planeeritud idapiirile kuni 2027. aasta lõpuni ja paralleelselt siis ehitustegevusele paigaldatakse ka seiretehnikat valminud taristule. Seire valmidus saavutatakse lähimate aastatega ja eesmärk on loomulikult katta tehnilise valvega 100% piirialast. Siseministeerium on juba algust teinud, et idapiiril välja ehitada statsionaarne drooniseine võimekus. Droonimüüri arendamise esimene etapp kulgeb plaanipäraselt. Sellel sügisel toimuvad hanked, tarned toimuvad 2026. aastal. Ja see ongi tegelikult üldpilt. Aitäh. Suur tänu. Ja Priit Sibul, teil on täpsustav küsimus, palun. Vabandust, ma ei saa aru, mis perioodi jooksul see, mis puudutab taristust, ma saan aru, et täna see valguskaabli kaevamine käib, aga et mis ajal siis see peaks see infotehnoloogiline valmidus seal piiri peal saabuma. Ja ma saan aru, et need on need rahalised võimalused ja küsimus teile ka, et kas teid see sellisel kujul rahuldab. Teine küsimus on, mis oli ka minu küsimuses, kirjalikus küsimuses või selles teadaandes püstitatud, oli see Balti kaitsevööndi teema, et milline on see teadmine, mis teil on täna, et kuidas ja mis tempos seda ehitatakse ja ette valmistatakse, millisel kujul, kas seal on kõik riigimaad, on seal maade omandamise protsess käimas või juba taristu rajamine või mis see seal on. Neonatsionaliseerimise all, see on täitsa termin, mida ma kasutasin ka siis, kui Sutt käis siin parlamendis. See on see, kus omand kahjuks inimesele jäetakse alles, maamaksusid ja asju küll kompenseerib või väiksemas mahus ta peab maksma, omand jääb alles, aga piirangud tulevad peale, nii et ta mitte midagi seal teha ei saa, 2 kuuski saab metsast võtta, nii et omand jääb, kohustused jäävad, aga teha ei saa midagi, eks ju. Ma ei oska seda kuidagi muud moodi nimetada. Ja mõtlen, et seda tuleks silmas pidada ja need on ka see konkreetne objekt, millest ma räägin, on piiri ääres ja minul on küsimus, et mida need inimesed näiteks julgeoleku kontekstis kaitsma peavad, kui meie riik niiviisi täna juba nendega käitub, mis minu meelest ei ole mõistlik, sest Keskkonnaamet ei suhtle nende inimestega, vaid saadab kirju, kus on peal pikaajalised kitsendused 75 aastaks, mis kindlasti ei ole mõistlik suhtumine riigi poolt. Aga nüüd küsimus selle, mis puudutab Balti kaitsevööndi rajatisi. Aitäh. Aitäh selle küsimuse esimene otsust. Ma arvan, vastus on 26 ja 27 aastal. Seda esiteks ma seda terminit ei teadnud, aga igal ühel on õigus kasutada neid termineid, kui ta need ära seletab, kuidas ta soovib. Et piiranguid on Eestis siiski paljudes kohtades, et me oleme ju selleks ka tegelikult seda debatti siin pidanud koos ettevõtjate nõukojaga ja ka varem, et Eestis oleks see 30-70 printsiip näiteks, et oleks selge, palju on majandatav, palju on piiratud alad, eks ju. Nüüd Balti kaitsevööndist. 24. aastal, mis annan ülevaate, hangiti tõkestuselemente, need on siis traat- ja betoontõkked. Need on paigutatud eelladustamisaladele kirde- ja kagusuundadel. 25. aastal hangitakse metall- ja betoontõkkeid, tarned on töös. Lisaks on 2025. aasta teisel poolaastal kavas rajada nii kirde- kui kagusuunal 1 tugipunkt. See tähendab siis 14+14 punkri paigaldamist maastikule. Valdavalt paigaldatakse punkrid riigimaadele, 28-26 paigaldatakse riigimaadele. Tõkestuskraavi osas on rajatud 1 500 meetri pikkune katselõik Kagu-Eestis. Täiendava 40 kilomeetri tõkestuskraavi rajamise vajadus siis laekub Kaitseväelt 2025. aasta lõpuks. 2026. aasta, 27. aasta perioodi fookus on tugipunktide rajamisel ja vajalike maa-alade, sealhulgas ladustamisalad soetamisel. Projekti esialgne eelarve on 60 miljonit eurot ja kaitsevööndi rajamine on kavas lõpule viia 2027. aastal. Kaitseministeeriumi valitsemisala 4-aastases arengukavas on sees siis selleks ka vajalik ressurss. Aitäh. Suur tänu ja lisaküsimus, Martin Helme, palun. Aitäh. Nüüd minu eksperthinnangul, ja ma olen poliitikas
vaieldamatu ekspert, kaua olnud poliitikas ja une pealt saan kõikidest asjadest aru. Minu eksperthinnangul Kristen Michali valitsus koosneb suures osas läbikukkunud ministritest. Silmapaistvalt küündimatud, ebakompetentsed, rumalad ja siseminister Taro kõnnib seal eesrinnas selle läbikukkumise ja saamatusega. Ja selles mõttes võib-olla ei peakski üllatuma ja ei peaks üle reageerimagi, aga olukorras, kus siis 7 Vene piirivalvurit, ja piirivalvurid on relvastatud Venemaal kindlasti, kõnnivad Vene territooriumil patrullis ja selle peale satub meie siseminister hüsteeriasse ja kütab üles üldrahvalikku paanikat, siis minu meelest on see, kuidas ma nüüd ütlen, proovin jääda kuidagi viisakaks, minu meelest on see lihtsalt vastutustundetu ja sõge tegevus. Ja mul on lihtsalt küsimus, et kas sina oled aru saanud, et mille pärast ta seda teeb? Kas selle pärast, et tal oli vaja sinna oma kodukanti saada riiklikku rahastust ühele teejupile ja siis kuidagi see on talle endale kasulik teejupp või aitab tal seal kohalikel inimestel näidata, et on tegus poliitik, või oli see lihtsalt selline ühiskondliku hirmuhüsteeria kütmine, et valitsuse ümber koondada toetust ja sellega upitada siis Eesti 200 mutta vajunud protsenti, et kumb see on või on äkki mingi mõistlik seletus ka sellele, mis toimub? Aitäh, et see küsimus on jälle selliselt peenelt püstitatud. Alati nauditav. Eksperdina, jah. Ma siis ka mõningase ekspertteadmise baasilt vastan, kui lubate. Et minu hinnangul oli PPA ehk Politsei- ja Piirivalveameti otsus tee sulgeda Eesti inimeste ohutuse tagamiseks igati õige. Tee, mis läbib Venemaa territooriumit, mida tuleb läbida peatumata, võib ju osutuda võimatuks sellel hetkel, kui sul jääb keegi auto ette, kellel on relv. Või kui neid on mitu tükki. Üldiselt keskmine inimene ju neist üle ei sõida. Nüüd jah, see hüpotees, et Igor Taro pidi Setomaa huvides astuma selle sammu või kuidagi seda tähelepanu tõmbama sinna tee rajada, see hüpotees ilmselt ei pea, sellepärast nagu ma juba kirjeldasin 24. aastal, kui mina olin kliimaminister, selle valdkonnast vastutasin, siis andsime juba Transpordiametile selle palve valitsuse poolt ja ütleme 25. aastal, kui ma olin peaminister, sinna selle tee jaoks raha leiti. Nii et ka raha on selle tee jaoks tegelikult olemas. Probleem on ju seni olnud menetlemise kiirus, eeskätt just keskkonnanõuete tõttu. See on olnud see probleem. Nii et ütleme nii, et jah, nüüd see protsess kindlasti muutub kiiremaks, aga seda, et venelased Vene poolel käivad relvadega, see tõepoolest ei ole üllatav, aga ütleme nii, et kui ohuhinnang seda näitab ja homme me siis valitsuses kuuleme täpsemalt, ohuhinnang näitab, et sellest on täiendavat ohtu meie inimestele, kes seda lõiku peaksid läbima, siis see teelõik jääb kinni, aga vastavalt ohuhinnangule me käitume. Ja nagu ma juba kirjeldasin, praegu on RMK teed täiendavalt Transpordiamet laiendamas ja garanteerib ka selle tihedama hooldamise, et sealt kaudu saaksid kõik sõita. Ja lisaks tuleb ka uus tee ja selle planeerimisega tegeletakse ka. Nii et ma ütleks jah, et pigem see olukord liigub meie vaatest loogilist lahendusrada pidi, mis oli ka enne plaanis. See ei puuduta kuidagi siseministri otsust, et probleem on siiski Venemaa ebaratsionaalne käitumine, mitte Eesti riigi, Eesti piirivalve ja politseiameti, siseministri või kellegi teise otsused. Need otsused on olnud õiged ja kohased. Aitäh! Suur tänu. Sellega lõpetame tänase 8. küsimuse käsitlemise. Lähme edasi. Tänane 9. ja viimane küsimus on peaminister Kristen Michalile. Riigikogu liige Mart Helme ja teemaks on julgeolek. Mart Helme, palun. Jah, aitäh. Saatse saabas on seal olnud algusest peale. Ja teed ei ole sinna ehitatud ühel lihtsal põhjusel. Et meil on ripub õhus piirileping Venemaaga ja see saabas on nii-öelda vahetatav territoorium. Ma ise pidasin Venemaaga läbirääkimisi omal ajal ja meil olid põhiliselt läbirääkimised keskendusid maade vahetamise küsimustele. Et kuidas need boniteedid ja metsasused ja muud kõik, et need oleksid enam-vähem tasakaalus need vahetused. Ja sellepärast ei ole sinna ehitatud ka teed. Ja praegu siin rääkida umbes niimoodi, et on tegemata jäänud ja nii edasi. Ei ole tegemata jäänud. Ei ole tahetud ehitada, sest et tõenäoliselt mingil hetkel tuleb
tuleb ikkagi see piirileping sellisel, teisel, kolmandal kujul ja siis tuleb need maad ära vahetada. Nii et see on nagu üks selgitus. Teine asi on muidugi see, et ma olen ise käinud seal Saatse saapal korduvalt, käisin Setomaal omal ajal, kui ma turismiga tegelesin, turismigruppidega, ületasime korduvalt Vene piiri, kohtusime Vene piirivalvuritega, Vene piirivalvurid ütlesid lahkelt, minge tagasi, muidu me peame teid kinni võtma. Et see hüsteeria, mille te olete praegu üles puhunud, on ju jälle poliittehnoloogiline. Vene piirivalvurid relvadega on seal liikunud kogu taasiseseisvunud aja jooksul ja ei ole seal mitte midagi erilist ega eriskummalist, et nad olid seal ka praegu. Lihtsalt nüüd võeti see üles ja keerati see asi vint peale. Aga mu küsimus on üldiselt muidugi muu. Te siin olete ilukõneliselt rääkinud, kuidas me hakkame seal tohutuid piirirajatisi tegema, kuidas me kaitseme oma piiri ära, paneme seal draakoni hambad püsti ja kaevame suure sügava augu kraavi. Kraav on pikk auk maa sees, nagu me kõik teame. Ja siis Vene tankid enam ei saa tulla. Aga mu küsimus puudutab hoopis sisejulgeolekut sellest aspektist, et me võime ju ehitada kindlust, aga kui barbarid on kindluse müüride vahel, siis need kindluse müürid ei kaitse meid. Ja meil on praegu 5. kolonn siin ja äsja paljastati just üks kaitseliitlane, kes oli näide sellest 5. kolonnist. Teie aeg. Jah, et missugused on siis nüüd ikkagi valitsuse sammud, et meil selle 5. kolonniga õnnestuks toime tulla, kui Venemaa otsustab teravdada meil olukorda siseriiklikult nii, et see 5. kolonn tuleb tänavatele. Aitäh. Härra peaminister, palun. Aitäh. See oli päris mitu erinevat mõtet, et need, kes Setomaal tihemini käivad, teavad seda teevajadust ja seda lõiku hästi, et nagu Priit Sibul siin mainis, meiegi kohtusime seal alles sellel suvel. Nii et üldiselt on see, ma arvan, kõigile tuttav see pilt. Nüüd, mis puudutab vastuluurelist tegevust, selleks on Eesti riigis meil organid olemas, Kaitsepolitseiamet vastutab vastuluure eest ja sisejulgeoleku ja põhiseadusliku korra tagamise eest ja minu hinnangul saab sellega väga hästi hakkama. Iga selline avastatud juhtum näitab, et me ei kuidagi ei häbene seda, vaid vastupidi, kui keegi läheb libedale teele ja otsustab Venemaa huvides Venemaaga kaastööd teha, siis olenemata sellest staatusest, milles ta viibib, tuleb tal selle eest vastutust anda. Ja ma arvan, et see on ainuõige ja ma arvan, et Kaitsepolitseiameti aastaraamatud ja sõnumid selle kohta, et kuidas käituda ja kuidas mitte käituda, on minu meelest igati kohased. Ja ma ütleks nii, et erinevad juhtumid on ikkagi igal juhtumil on tegemist isikliku inimese enda motivatsiooni ja põhjusega, miks ta seda teinud on. Mina hindan Eestit turvaliseks, ma hindan Eesti vastuluuret väga hästi toimivaks, eeskujulikuks toimivaks ja 5. kolonni sellist nii-öelda organiseeritud tegevust sisejulgeoleku ohustamisel või destabiliseerimisel ma kindlasti ei arva olevat. Aitäh. Suur tänu. Mart Helme, teil on täpsustav küsimus, palun. Jah, aitäh. No ega mul ei ole mingeid kahtlusi selles, et ka 1939. aastal meie Jupo ehk julgeolekupolitsei teadis väga hästi, mida venelased teevad ja kes on nende agendid siin ja olid üsna veendunud, et tulevad sellega toime, aga siis selgus, et ei tule toime. Ja küsimus ei ole ju selles, et me nopime välja siin mõne üksiku Venemaa huvides tegutseva inimese. Küsimus on selles, et meil on juba enne täiemahulise sõja algamist Ukrainas hinnanguliselt kuni 5000 inimest, kes on saanud väljaõppe, kellel on olemas relvad, kes võivad Eesti Vabariigi vastu välja astuda. 5000 inimest, see on väga suur number. Eesti väikese riigi kohta see on väga suur number. Nüüd istub meil siin Eestis vähemalt 10 000, kui mitte rohkem, Ukrainast tulnud niinimetatud sõjapõgenikku, kelledest paljud on tulnud läbi Venemaa ja kes peaksid võitlema oma riigi eest Ukrainas, aga ei võitle. Ja nad on põhimõtteliselt kutsealused, aga ega meie ei tea, kelle kutset nad ootavad. Aga võib-olla ootavad Putini kutset, kes ütleb neile, et nii, nüüd sõbrad, nüüd teete seal Eestis ühe korraliku märuli,
võtate üle Stenbocki maja, mille peale läheb umbes 15 minutit. 15 minutit, et Stenbocki maja ära võtta. Ja kaamerate ees kuulutate välja Tallinna vaba linna ja Venemaa loomulikult tunnustab seda kohe. Ja siis me teeme samal ajal, või paar tundi hiljem teeme sama asja Ida-Virumaal, kuulutame ka välja autonoomse Ida-Viru, ma ei tea, mis asja. Ja ka Venemaa tunnustab seda. See on sisekonflikt. NATO ei sekku. Missugune valmisolek meil on? Kui meie valitsus oli, siis me kavatsesime selliste asjade neutraliseerimiseks luua kriisireservi. 3000 meest oli see number, mida me tahtsime kindlasti püssi alla võtta, ette valmistada, varustada. Minu teada praegu seesugust kriisireservi meil ei ole. Mingeid samme on astutud, aga reservi kui niisugust ei ole. Missugune on siis ikkagi praegune valitsuse poliitika, et ka barbarid müüride vahel ei saaks riiki üle võtta? Aitäh! Aitäh, hea küsija. Jah, ma arvan, et need näited on pigem sellised, ma saan aru, et pigem eeskätt ilukirjanduslikud, et Eestis on väga hästi toimiv sisejulgeolek. Eesti on üks turvalisemaid riike maailmas. Et võrrelda meid isegi meie kõrval asetsevate jõukate regioonidega, et me oleme riik, kus inimesed saavad rahulikult ja julgelt käia tänaval, kus inimesed saavad planeerida oma tulevikku ja siin on rahulik ja julge olla. Seda esiteks. Teiseks, meil on olemas ka erinevad organisatsioonid, nagu öeldud, õiguskaitseorganid, mis jälgivad põhiseaduslikku korrakaitset, Kaitsepolitseiamet eeskätt, kindlasti teatud ülesannete pädevuses väljapoole on Välisluureamet, sissepoole on veel Politsei- ja Piirivalveamet, kes tegeleb erinevate nii-öelda vaenu õhutavate ja ütleme, et Eesti riiklust ohustavate elementidega. Ja lisaks on Kaitseliit, Kaitsevägi, nii et ma hindaks Eesti ühiskonna sellist valmisolekut mis tahes kõigutamistele ja katsetele väga heaks, mis ei tähenda seda, et need ei oleks. Ma näen ka, et viimasel ajal ka poliitilisele areenile on tulemas üha enam neid sõnumeid, mis õhutavad eeskätt allaandlikkust Venemaa suunal, käega löömist Ukraina suunal, ütleme sellist, kuidas ma ütleks, võltsneutraalsust Venemaa suunal just eeskätt koos, plaan B. Sellised seltskonnad on meil ju, kui ma ei eksi, sellel nädala lõpul kohalikel valimistel lausa kandideerimas, nii et küllap neid on, kes üritavad oma platvormile kandepinda saada, aga ma võin küll kinnitada, jah, et mina teen kindlasti kõik, et Eesti riigis sellised jõud kunagi ei pääseks sellisele positsioonile, et Eesti põhiseaduslikku korda ohustada. Aitäh! Suur tänu ja lisaküsimuse esitab Martin Helme, palun. Aitäh! No vaata, sellepärast me jauramegi immigratsiooni teemal. Et sa siin ütlesid, et meil on parem julgeoleku olukord kui isegi rikastel Põhjamaadel. Jah, sellepärast, et meil ei ole moslemeid nii palju. Immigratsiooni Süüriast, Afganistanist, teistest nendest riikidest, sealt kandist. Ja sellepärast me jaurame ka selle immigratsiooni teemal, mis on tulnud idaslaavi riikidest viimase 3,5 aasta jooksul. Suur hulk nendest inimestest, keda meil siin nii-öelda ilusasti nimetatakse Ukraina pagulasteks, on tulnud läbi Venemaa ehk üle idapiiri. Kapo tunnistab avalikult, et ta ei suuda nende tausta kontrollida kõigil sugugi mitte. Nad ütlevad otse välja, et nad ei suuda neid kogumina kontrollida. Et üksikuid noppeid võtavad välja, aga põhimõtteliselt suur mass liigub niimoodi, et nemad ei suuda seda kontrollida, kes on, kes ei ole julgeolekuoht. Eestist on viimase 3 aasta jooksul vähemalt 150 000 inimest läbi liikunud, kes on siis idaslaavi riikidest pärit. Ja neid ei ole kõik siia jäänud, aga me hinnanguliselt võime öelda, et neid on siin suurusjärgus umbes 100 000, kas alaliselt või mingil moel liiguvad edasi-tagasi Eesti vahet. Ja me ei tea nende tausta, tegelikult ei tea, seda ütlevad meie julgeolekuasutused, et ei ole võimelised hindama. Eestis on moslemi kogukond kasvanud viimase 3 aasta jooksul umbes 3 korda. Kui sama kasv jätkub, siis meil on varsti sama seis, nagu me on nii-öelda põhjamaises ja läänelikus Stockholmis või ma ei tea, Berliinis või Brüsselis kuskil. Et see sisejulgeoleku probleem ei ole
ei ole kirjanduslik mure. See on päris mure. Ja me võime ju siin mingeid teisi poliitilisi jõudusid süüdistada, et nad ajavad ühte või teistsugust juttu, aga riigi julgeoleku eest vastutab valitsus ja valitsusele alluvad julgeolekuasutused. Me ei küsi plaan B või Koosi käest. Me küsime peaminister Kristen Michali käest. Ma ausalt olen väga murelik, kui ma nagu vaatan seda sellist hoiakut, et kõik on hästi. Ma ei saa jagada seda hoiakut, et meil on nagu ei peaks muretsema. Minu meelest politsei koosseisu on meil viimastel aastatel oluliselt vähendatud. Martin Helme, teie aeg. Tõuse, rahulolematus on suur nendes julgeolekuasutustes, et ei ole hästi. Aitäh, härra peaminister, palun. Jah, aitäh, hea küsija. Ma ei ütle, et muretseda ei tohi, et ega muretseda ikka tuleb, et ütleme, erinevate maailmatrendide üle mõtlemine ei ole kuidagi ju vale, et maailmavaated on ka erinevad ja teie näete seda maailma teistmoodi kui mina. Aga Eesti siiski numbrites ja faktides on üks kõige turvalisemaid riike ja ränne siia on seni väga kenasti kontrollitud, hoolimata sellest kõigest, mida te kirjeldate, väga pika ja halva Reformierakonna valitsemisajana. Et kõigest sellest hoolimata on ränne väga hästi kontrollitud, Eesti riik on turvaline. Nii see ka jääb. Ja politseil palgatõusu mainisite, palgatõus siiski tuleb, päästjatel tuleb, kultuuritöötajatel, haridustöötajatel, erihooldusel tuleb. Rohkem valdkondades me üle valdkonna seda lubada ei saa. Vastuluureks Kaitsepolitseiametile, ka muudes valdkondades, alles hiljuti ju menetlesite siin ära ühe lisaeelarve, mis selliseid võimeid jälle tõstab ja kui vaja, tõstame neid võimeid veel. Nii et ma küll hindaks jah, et Eesti on hästi kaitstud, hästi hoitud, me oleme Euroopa Liidu ja NATO liige. See ei ole päris selline ettekujutus, et tegemist on riigiga, kust keegi jalutab lihtsalt läbi. Aga mööname, ega vastane on tugev. Venemaa on kindlasti väga tugev vastane, väga agressiivne vastane. Kindlasti otsib kõiki võimalusi nõrki kohti, et astuda samme, ohustada meie julgeolekut, meie andmete puutumatust, terviklikku territoriaalset iseseisvust, põhiseaduslikku korda. Nii et see tähendab seda, et meil tuleb ka tulevikus nii kaitsesse kui ka erinevatesse sammudesse siseturvalisuse tagamisel panustada. Seda me kindlasti teeme. Aitäh! Aitäh! Ja sellega on meie tänased registreeritud küsimused käsitletud. Head kolleegid, me saame võtta veel ühe küsimuse ja selleks peavad Riigikogu liikmed siis ennast registreerima selle küsimuse esitamiseks ja küsimuse esitamise ajal peavad nad ka ütlema, et millisele ministrile on küsimus adresseeritud. Ma teen ka ühe märkuse, et meil on täna valitsuse loožis ka minister, kes ei ole veel küsimustele vastanud. Aga siin on praegu Priit Sibul on järjekorras esimene. Priit Sibul, palun, aga küsimuse alguses siis öelge ka, et kellele teie küsimus on konkreetselt suunatud. Palun. Siiski jääks küsimuse peaministrile. Ja see puudutab endiselt seda julgeoleku teemat või õigemini täpsemalt ja konkreetsemalt, mis puudutab piiranguid Eestis relvade omamisel, saamisel ja nendes õigustesse. Riigikaitsekomisjonis me mitmel korral oleme seda teemat arutanud ja kui Riigikaitsekomisjon ja Kaitseministeerium on, mulle tundub, suhteliselt ühtmeelt, siis Siseministeerium on siiamaani olnud üsna kriitiline. Kui Igor Taro sai ministriks, siis oli see debatt üsna aktiivne ja lubati teatavaid lihtsustusi ja piirangute mahavõtmist. Et ma tahakski teada, kas valitsuses on nüüd viimasel ajal arutatud või milline on peaministri ja valitsuse seisukoht. Kas kujunenud julgeoleku olukorras tegelikkuses me peaksime liikuma selles suunas, et rohkematel Eesti inimestel oleks kodus enesekaitseks, oma perekonna ja varakaitseks relvad või pigem see olukord, mis olnud on, et relvade saamine ja soetamine on väga keeruline ja lubade saamine ka. Et mis see arusaam teil on? Aitäh! Jaa, aitäh! Me oleme arutanud valitsuses relvaseadusi, mis puudutavad näiteks kaitsetööstuse jaoks erinevate sammude astumist, et Eesti kaitsetööstus oleks võrdsemas konkurentsipositsioonis või paremas konkurentsipositsioonis teiste riikidega, naaberriikidega, sest siin mäletame, kaitsetööstusel oli näiteks näide, kus nad
mingite relvade loomiseks pidid, ise käisin ju kaitsetööstuses, suhtlen nendega ka, pidid minema Soome teatud relvi kokku panema, et mida ei saanud Eestis teha, mis tegelikult on nonsense, me ju tahame, et kaitsetööstus siin areneks. Seda esiteks. Teiseks, kindlasti ootan huviga, et kui siseminister Igor Taro on lubanud selle materjali tuua valitsusse, positsiooni tuua, siis kindlasti ma ootaks selle ära ja tutvuks sellega, et ma pigem ütleks täna vaistlikult, et see, kui Eesti riigis seaduskuulekatel inimestel on õigus omada relvi, see on mõistlikult asjad aetud, reeglite päraselt kontrollitud ja tegemist on Eesti riigi pooldajatega, Eesti riigil lojaalsete kodanikega, siis minu meelest see võiks kindlasti lihtsam olla, aga siis tuleks üle käia, mis seal täpselt takistab ja mis need probleemid on. Aitäh! Suur tänu, lugupeetud peaminister. Rohkemateks küsimusteks meil täna aega ei ole, aga tänan kõiki Riigikogu liikmeid ja ka Vabariigi Valitsuse liikmeid väga sisuka arutelu eest ja sellega on meie tänane infotund lõppenud. Me jätkame täpselt kell 2 algava Riigikogu täiskogu istungiga.